We play, we be us, we be special, we step later, we finish strong, from the top, one, KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin Ülar. Tšau! Ülar veel kodumaal, aga õige varsti. Veel vilkuva kaameraga, nii et sorry selle pärast, aga see veel, eelmine nädal mõtlesin, et okei, väga hea, ma nüüd nädal aega uus osta, kes mul tuli praegu meelde, et ma pole mitte teinud nädal aega. See on alati niimoodi. Jah, aga mul Saksamaal on teine kaamera, mis veits parem, nii et sellega saab hakkama selles suhtes. Jep, kui juba Saksamaast ja sellest juttu on, siis järgmine nädal vist saab Ott Eerikuga lindistatud ühe sellise mingi preview osa hooajaks, eks ju? Jah, et järgmine nädal siis teeme väikse pausi NFL-ist ja räägime siis Ott Eerikuga natukene, mis siin Euroopas vahepeal juhtud on viimase, mis see siis 5 kuuga või? Päris palju, ega väga palju, et sellest saab rääkida päris pikalt ja siis kui õnnestub, teeme Petersoniga ka, aga tal on praegu spring ball, et see võib olla natukese paari nädala pärast, aga Petersoniga tuleb ka, et nagu see on plaani võetud, et siis tal tuleb ka pikem paus ja siis saame sellega ära teha, aga jah, järgmine nädal saame Ott Eerikuga natuke rääkida. Jep, tuli praegu meelde, shout out Gridiron Balticule ka, nad rääkisid siis Ingmar Rossiga, kes on üks Eesti, kes ei ole Rossist võib-olla kuulnud, sest ta ei tegutse nii palju Eestis, vaata, et eriti viimasel ajal, et siis kindlasti kuulake üle, et Ross on üks esimesi neid nagu siukseid Eestist. Esimene profi jalgpallurist või? Tegelikult. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ta läks juba ammu, läks ju. Ja ta mängis muga koos alguses, kui Torm oli alles, vaata, siis peale seda läkski ju Hispaaniasse, Itaaliasse, Iirimaale, kus iganes ta mängis, vaata. Ja põhjendus oli nii tore, et me tahtsime Eesti kliimastust minema. Valid point, aga samas sa läksid suveks ära, vaata. No just, tegelikult sa läksid mängima. See on sama põhjus, üks mõned võib-olla läheb mingi Green-based Miamisse mängima või midagi sellist. Jah. Võib-olla seal on mõni teine asi ka, vaata. Ja natuke, seal on võib-olla paar asja, mis aitavad. Aga ühesõnaga, täna siis võtame vahepealsed uudised, seal on see liiga meeting, drafti uudiseid ja üldse muid liiga uudiseid ka ja siis me võtame siis 2026 drafti, mis on juba aprilli lõpus, võtame siis parimad ründemängijad läbi, et me see aasta ei tee positsiooni kaupa, me võtame lihtsalt nagu ütleme põhimõtteliselt first rounderid igal positsioonil, aga vaatame natuke süvitsi ka ja anname mõnele tüübile analüüsi ka, et osad positsioonid on see aasta lihtsamad, osad on keerulisemad. Mitu receiverit Kallaste kirjutas meil listis mingi 20 neid, sest Kallaste oli kõik sinna kirja, mingi day 3 vennandega, ma mõni guugeldama, kes need on üldse. Ei, no ma hakkasin minema ja siis ma nagu lihtsalt vaatad, et okei, huvitav. Aga vaata, see võib-olla tänane osa võib-olla on selle jaoks oluline, et kuna meil on Dynasty liigad ja Fantasy liigad ka, siis tulge kuulake, või kui te juba kuulate, siis vaadake, mis me receiveritest ja tight endidest arvame. Aga jah, siin huvitavaid prospekte on palju ja see draft tegelikult tuleb väga vinge, et ma just tegin ühe mock drafti ka, et järgmine nädal vist teeme laseme uue versiooni ka välja, eks ju. Jep. Aga jah, nagu ikka, minge KVR3.ee, saate merchi, saate kõike head, tulemusi ennustusmängust, tulemusi fantasy liigadest, kõigest sellest. Kui tahate mängida, siis Balti liiga schedule sai vist nüüd enam-vähem nagu paika või saigi paika. Ta on paigas jah, aga see ei ole avalikult. Ei, on küll, kõik minu meelest avalikult. See announciti vist välja jah, et ühesõnaga week 1 on 23 mai Tartus. Tartu võõrustab siis Riiat. Et 23 mai. Kahjuks sama nädalavahetus, kui Tallinn Bay Bowlers ja Haapsalu Huäänid mängivad Kopenhaagenis turniiril. Eelmine aasta õnneks oli eelmine nädalavahetus, aga see aasta on nagu on. Ja veel üleskutse kõik, kes te kuulate, et 4. aprill ehk siis juba homme, kui te kuulate seda reedel. Laupäeval siis ühesõnaga on Rakveres flag footballi näidistrenn. Eelmine nädal vist korra mainisime, et Poom paneb Rakveres siis satsi püsti, et lähme siis tutvustame Rakvere rahvale siis Rakvere Massive'i nimelist tiimi. Et kes teab räpigruppi RLV Massive, siis võib 2 otsa kokku panna. Ja kui tahate mängida ühesõnaga Tartu Titans, liituge tiimiga, Balti liiga tuleb, kui tahate mängida flag footballi, siis Tallinnas Bay Bowlers, naistele Tallinn Diamonds, Haapsalus Huäänid ja õige pea Rakveres ka Massive.
Aga jah, lähme siis NFL-i juurde, paar väikest nuppu on, mida siin võib-olla tasub mainida. Buffalo Bills andis Damar Hamlinile uue lepingu, Damar Hamlin on õnneks elus ja terve ja mängib ja püsib Buffalo juures. Ainuke põhjus, miks me teame teda üldse ju. Konkreetselt nagu see on nii või noh, selles mõttes, et noh, suur põhjus, aga jah, et noh, ma siiani mäletan seda nagu hetke, et ma ei vaadanud seda mängu otse, aga nagu see mäng lihtsalt canceldati ära ja seda ei mängitudki järgi Buffalo ja Bengals. Mingi 7 minutit mäng pandi kinni ja ei mängitudki. See oli meie podcast ajal ka veel ja kusjuures seoses sellega mäletad, meil esimene aasta oli ainult 16 mängu NFL-is ju. Me oleme nii kaua teinud seda podcast, tegime ühe hooaja, kui oli ainult 16 mängu, siis läks 17 peale, noh sellest saab ka täna rääkida. Me saime 8-8 isegi rääkida vahepeal siin. Ja siis teine uudis veel, mis võib siin huvitavaks kerida, eks näis Myles Garretti leping tehti ümber. Et kes mäletab, siis eelmine suvi oli suur draama, kus Myles Garrett tahtis treidi ja siis Cleveland Brown ütles, aga mis sa 40 miljonist arvad ja siis Myles ütles, et mulle väga meeldib Cleveland. Aga nad tegid selle lepingu ümber, nad ise suuresti Browns siis kuulutab välja, et nad ei treidi Myles Garrettit, jah, obviously. Aga mis siis, kui keegi hea pakkumise teeb, et kui keegi toob 40 milkut laula, et ühesõnaga see on nagu nüüd rohkem treiditav leping, iseasi, kas Myles liigub kuhugi. Ja siis üks uudis veel, Hard Knocks, ehk siis dokumentaalsari training campidest kuulutas välja nii selle kui juba järgmise aasta tiimid. See aasta on siis Superbowli võitja Seattle Seahawks ja järgmine aasta või siis järgmine suvi training campi ajal on New England Patriots, et 2 väga huvitavat meeskonda. Hard Knocks on see üks huvitavas olukorras. Ülar, millal sa viimati nagu iga nädal Hard Knocksi vaatasid suvel? Mis sa arvad? Mis meeskonna fänn ma olen? Mis ainuke, kõige parem Hard Knocks, mis on kunagi tehtud, on ju? No, low-key tegelikult võib-olla üks paremaid ongi. On küll, sest et vaata, ja see kevadist vaata seda aine drafti Hard Knocksi, vaata seda poolt me ei ole näinud nii palju, vaata, sest meeskonnad ei avalikusta nii palju, on ju. Aga see point küll, kuhu sa tahad jõuda ka sellega on see sama, et tänapäeval vaata iga meeskonna oma sotsiaalmeedia grupp punt, vaata, kes jagab seda sama asja, mida Hard Knocks teeb. Giantsil on nagu Giants Life, vaata, neil on samasugune nagu pisike dokumentaalfilm, nagu follow'bki mingid kutte ja teebki see samad coverage'i, mida teeb Hard Knocks, vaata. Ja tänapäeval, tänu nende pre-seasoni vähendamisele, potentsiaalselt veel vähemaks võtmisele ja kõik see trenni reeglid, et nagu seal ei ole enam midagi huvitavat, iga aasta näeme samad story'd, kes see undrafted tight end on, kes võitleb selle viimase koha peale, aga siis nagu tegelikult ei ole midagi uut, vaata see Hard Knocksis. See nagu on jah, see nagu on kõige, või jah, see on sama, et Ravensil on iga nädal vist mingi pooletunnine Ravens Wired, kus näitavad mängu ja siis näitavad seda nädalat ette ja kõike seda ja off-seasonil samamoodi, et see ongi lihtsalt see access on nagu muutunud ja Hard Knocksiga oli ju alates, et see Giantsi hooaeg oligi ju ehe näide, et Giants justkui nagu võttis nad vastu, ma ei tea, kas nad tingimata tahtsid neid kaameraid sinna ja siis kõik need otsused, mis tagantjärele näevad päris halvad välja, olid, pasundati tervele maailmale, eks ju, ja see tiimid, ma arvan, selle enda sotsiaalmeedia tiimiga, enda content'i tiimiga saavad lihtsalt narratiivi rohkem kontrollida ja põhjus on see, aga see, et nad said 2 Superbowli meeskonda on tegelikult päris huvitav, et HBO ilmselt või NFL film siis, ma ei tea, või tiimid, ma ei tea, tiimidele lubati rohkem, maksti rohkem, ma ei tea. Ei, see reegel oli vanasti see, et meeskonnad, kes siis on play-off'i ja siis sealt veel mingi asjad, kelle vahel ja kellel on uued coach'id, neid ei võeta. Jah, uue coach'iga ei pidanud seda tegema, vaata, aga vist Seahawksiga oli vist see jama, et Seahawks oli mitu aastat öelnud, ei, me teeme järgmine aasta, nüüd on see aasta põhimõtteliselt, mingi siuke case, mis on nagu valid ka, vaata, eelmine aasta oli Buffalo Bills näiteks, on ju, mis oli nagu, ma ausalt öeldes mäletan mingit asja sellest või? Ma mäletan ma vaatasin esimest osa, kui nad Josh Palmerit haipisid. Okay. That aged well, jah. Me terve suve mingi Jan Joonase ja Kaarlite nendega, Josh Palmer, see on mingi fantasy draftis mingi late round stiil, vaata, sai püüdis mingi 10 palli see aasta vist. Jah, see vend lasti pingile päris kiiresti või mitte pingile või meeskonnast välja, aga jah, ma ei tea, ma arvan, see Hard Knocks, seal on see, vaata, USA-s on natuke teine turg, vaata, nad ikkagi vaatavad päris palju telekat, vaata veel. Ja nagu see, nagu kus on HBO on tänapäeval, siis sealt on nagu mugav vaadata ja eks see, ma arvan, et see on suunatud rohkem nagu vanemale generatsioonile, kelle pole nii-öelda nagu tech savvy või, vaata, kes ise otsi. Ja teine asi, Euroopas on ka enda raske HBO-d leida, kas Eesti, kas Euroopa HBO-s olid vist olemas küll? Ma just hakkasin vaatama, et tegelikult vist oli, kas keegi, või mingi Eurosport näitas eelmine aasta või mingi üliveider koht näitas eelmine aasta neid Hard Knockse ja ma näetan, et see oli mingi avastus nagu, et Eurosport näitas Hard Knockse just. Pange see asi YouTube'i tasuta või midagi sellist vaata, sest et niikuinii te saate selle tulu teistmoodi tagasi.
vaata, aga ma tean, HBO on ikka veel selle vana mudeliga veel, kuigi nad on ka streamingusse rohkem läinud, vaata, et see on see huvitav pool, aga jah, suures pildis, eks kui seal midagi huvitavat juhtub, siis räägime sellest, aga ma ei tea, Chad Ochošinkot ei lasta lahti enam laivis, on ju, nagu. Need olid head hooajad, jah, need Bengalsi ja Dolphinsi ja Raiders. Aga jällegi, vaata, see oli hea hooaeg sellepärast, et me ei teadnud väga, mis seal taga toimub. Ja ongi täpselt, see oligi nagu vaade tiimidesse, vaata praegu on see, et kui mind huvitab, siis ma lihtsalt lähen New Orleans Saints YouTube ja vaatan nende seda content'i, eks ju, et see nagu ongi erinevus. Aga igatahes suur uudis, ma arvan, Seattle ja New Englandi fännidel kindlasti, et Seattle'i hooaeg tegelikult on päris huvitav see aasta, et Superbowli võitja ja Mike McDonald ja seal on tegelikult päris palju selliseid huvitavaid karaktereid. Aga Patriots võib järgmine aasta olla imelik juba või absoluutselt teistsugune ju, vaata. Absoluutselt. Et see on, aga kuigi Mike Vrabel ilmselt kannab selle välja, vaata ilusti. Jah, vaat see on jah, et New England pole kunagi ju seda access'i lubanud Bill Belichicki ajal ja nüüd neil on Vrabel, kes nagu saab sellest ilmselt rohkem aru võib-olla, või teistmoodi aru, mitte rohkem. Võib-olla jah. Aga mul kogemata tulid UNC Reelid feed'i, kus Belichicki päris hästi kokku lõigatud Belichicki speechides siukse nagu why do you love football ja kõik siuksed asjad nagu päris hea oli vaadata kusjuures. Kusjuures naljaks on see, et ma ei ole üldse nagu Belichicki North Carolinas vaadanud, jälginud, näinud, see ongi nagu nii naljaks, et me rääkisime sellest kogu aeg, kui see juhtus ja nagu midagi pole näinud sellest, ma pean ka tap innima korra sellesse. Ja see peaks korra vaatama, see aasta neil vist väidetavalt on veits parem recruiting class, aga oota, me Petersoniga saame rääkida sellest paari nädala pärast ka, kui see transfer portal avaneb jälle ju. Kui ma ei eksi, kui nad jälle ei muutud reeglid, kui ma ei tea, nad on muutunud iga aasta, vaata, vanasti oli kevadel tehti teist korda lahti, vaata. Ja officially 7. aprill, see on college basketball, oota, kas see on sama või? Ei tohiks olla college basketball on teine, vaata. Ei, hooaeg ju on... Sest et nad muutsid küll iseenesest midagi seal, sest et see on täis porno, kuidas nad teevad seda. Nad teevad seda iga kuradi, jah. Aga... Või siis ta ongi jooksnud lahti või? No vahet ei ole ühesõnaga, et see transferportal, jah, kõik see teema NCAA ümber, loodetavasti saame Petersonilt natukene selgitust sellele ühel hetkel. Aga jah, liigume NFL-i juurde. Liiga meeting oli, see on siis... Arizonas Phoenixis just isegi tegelikult. Et see on siis iga aastane, kus siis peatreenerid ja tulevad kokku ja siis tegelikult taustal tulevad kõik omanikud, klubi juhid, presidendid, kõik need kokku ja siis hääletatakse erinevaid reeglimuudatusi ja isegi seaduse muudatusi, mis on huvitav aspekt seal. Aga sealt tuleb igast narratiive, meedia saab üle pika aja treeneritega rääkida, mõnega, kes ei olegi võib-olla rääkinud siin pärast oma hiringi. Ja igast teemad ja tihtipeale ongi see, et okei, et see, mis meediale paistab, see, mis treenerid meile räägivad, on huvitav, aga tegelikult seal taustal on see, et nad käivad õhtuti joomas ja Jay Glazeriga päeval joomas ja siis arutavad seal mingeid treide ja mängijaid tegelikult, et hästi palju diile samamoodi nagu Combine ajal saavad tegelikult liiga miitingutel nagu tehtud, aga ma ei tea, Ülar, mis sulle nagu seal kõige rohkem kõrvu jäi? See vabadus on ka huvitav, vaata, et nad räägivad natuke rohkem seal, vaata, sest et see on natuke nagu chill, lasevad natuke kaardi down'i, aga siin on need reeglite muudatused, see kohtunikud asjad, aga ma ei tea, kui me räägime nagu spetsiaalselt meeskondadest, siis see Todd Monken ja esiteks Brownsi uus peatreener jäi üldse pildist teemal, et seal on see üks legendaarne iga aasta tehakse coach'ide pilti ka, vaata. Ja siis Todd Monken oli juuksuris samal ajal. Et pildi jaoks hea välja näha, ta jäi pildist maha. Aga ta lõpuks tehti pilti ära taga või? Ma arvan, äkki ta lisatakse sinna Photoshopiga. Jah, arvates Photoshopiga. Loodetavasti, et siis on see uus haircut ka peal olevat, vaata uus swaig. No, parem, ei võtad eelmisest aastast. Jaa, aga üks asi, mis mulle kõrva jäi, mida ma korra mainisin ka mingi tegelikult hooaja lõpus kuskil ka, aga suurmeedia väga ei ole seda veel catch up, et nagu legit, et Sean Watson võib olla week 1 starter Brownsi eest järgmine aasta, et nagu tundub, et antaksegi open competition Watsoni, Shadeur muudab siis oma numbrid ka 2 peale tagasi nagu college'is ja Dylan Gabriel, kelle kohta Monken ka ütles, et Dylan Gabriel oli isegi Clevelandis praegu, et see on juba ehe näide sellest, et see vend lastakse lahti, mida ta tahab ise ära. Ja Shadeur käib kogu aeg facilities rääkimas ja kingib Todd Monkenile mingid kuradi hobuse kujusid ja mingid siuksed asja, see on selge, aga jah, mulle on ka nagu paistab, et Watson ja põhimõtteliselt Watsoni ja Sandersi vahel valitakse ja ma arvan, et kui Watsonit ei oleks, siis Shadeur oleks kindel starter seal praegus seisuga. Jah, ja olgem ausad, nad on kohas, kus nad ei saa nagu draftida head quarterbacki, on ju. Vähemalt kõrgel, võib-olla võtab mingi 3.-4. raundis mingi Nassmeier või keegi siuke Aller, kes iganes on ju. Aga siis selleks aastaks, samas Deshaun Watson ei ole kõige hullem breach quarterback ju.
no ta on tank commander selles mõttes. Jah, tõsi. See ongi Clevelandi nagu, noh, selles mõttes ongi, et ega see tuur ka ei võida 10 mängu sulle, vaata, et see ongi see, et nagu nagu me räägime sellest kui quarterback battle'ist, aga tegelikult on see, et noh, kumb neist 4 mängu võidab, mis Cleveland võidab. Kummal on hullem olukord praegu, Arizonal või Brownsil? Arizonal on siis Gardner Minshew ja Jacoby Brissett võitlevad siis praeguse seisuga ja Brownsil on siis Deshaun Watson ja Shedeur Sanders. Browns on hullem ju. No ja tegelikult vist on jah, selles mõttes noh. Sest Jacoby on NFL rekord kõige rohkem completion'id ühes mängus. Tee, mis sa tahad, keegi pole rohkem completion'id mängus ei saanud kui Jacoby Brissett, noh. See on haige rekord. Aga jah, ei, noh, ühesõnaga see on võib-olla üks vähestest sellistest otsestest QB battle'itest NFL-is, noh, Arizona olukord samamoodi, võib-olla Atlanta võib tuua siia. Minnesotas, kus juures Kyler vist mainiti suht ära ja Aaron Glenn ütles otse välja, Geno Smith on starter, noh. Ja ei, Minnesotas on ikkagi competition tundub. Ja, aga see vist oligi niimoodi, aga see on Kyleri ja JJ vahel, et Wentz on siis third quarterback, tundub suht kindlalt, et seda Kevin O'Connell ka ütles. Aga täpselt vaata, see ongi see asi, millest Kallast enne rääkis. Sa saad küsida, noh, ajakirjanikud saavad natuke vabamas õhus küsidagi peatreenerite või GM-ide käest siukseid küsimusi, vaata. Et Kevin O'Connell oli Florio ja Chris Simsiga rääkis mingi veerand tundi, rääkisigi JJ-st ja Kyler Murray'st pikalt, et nagu see väga mingi kuulata selle koha pealt. See on hästi lahe sündmus jah, ja siis see coach'ide pilt ka, noh, võite guugeldada coach's picture või mis iganes, see on 2026, eks ju, siis te näete. Aga seal oli üks huvitav aspekt veel, Dave Canales, Carolina peatreener. Ta ei aussaga, good looking man, eks ju. Ja siis ta oli Good Morning Footballi, siis ta rääkis, et seal on taktika. Ja kui sa vaatad seda pilti, siis ta seisab Mike McCarthy ja Kellen Moore'i vahel. Ja see on väga taktikaline paigutus, sa näed, et tüüp, noh, ja siis Kellen Moore'i kõrval on Demeco Ryans, vaata, Dave Canales on tark vend, ta teab, kelle kõrval seista. Ma olen Mike McCarthy kõrval, see on solvav. Ja siis teine asi ka ju see, seal oli see, milles Kallaste enne viitas ka, et see pool party, mida Mike Tomlin vanasti ammu alustas juba, on ju. Et siis kus day drinking Jay Glazeriga, põhimõtteliselt istuvad kõik pooli ääres, kõik peatreenerid, kuna vaata, peatreenid võivad rivaalid olla, aga sul on 32 tükki neid terves NFL-is ju. Nagu terves maailmas. Kõik teavad üksteist. Kõik teavad kuidagi teineteist, vaata. Et see on nagu chill ja siis 32-28 olid seal. Huvitav, kes need 4 olid? Ma mõtlesin täpsama. Aga 2, kes seal olid mõlemad olid Robert Saleh ja Liam Cohen. Ja Matt LaFleur ja Kyle Shanahan ütlesid, et kuna nad leppisid liiga kiiresti ära, peaks tahta kakmust näha. See on nagu piifaata selle videoteipimise peale hooaja keskel. Signal stealinguga, mis jah, Saale üllatavalt nagu läks üllatama ja nagu siis süüdistama ja Cohen ütles mingi keep my name out your mouth. Ma ei oodanud, et Liam Cohen nagu siuke vend on, aga kõva. Aga lihtsalt jah, mis ta on, Fox on Jay Glazer vist, et kui see kiilakas lühike tüüp tuleb mingit insider infot andma, siis noh, me teame väga hästi, kus see tuleb, ta käib basseini järjest peatreeneritega joomas. Jah, selle mõnel on lahe elu, ütleme nii. Ütleme nii, ta on päris laheda kuradi insider ehitanud endale ja siis võib-olla 2 väiksemat punkti veel, noh ühte me oleme arutanud siin päris pikalt, noh tundub, et Aaron Rodgers on Pittsburghi quarterback, Mike McCarthy ütles otsast välja, et et väga positiivseid vestlusi oleme pidanud, jah, me oleme eelmine aasta olime täpselt samas kohas. Ja siis Detroit Lionsi peatreener Dan Campbell ütles siis, et või õigemini siis suvel liigutatakse Penei Sewell, nende staar ründeliin, see, kelle ümber see tiim tegelikult põhimõtteliselt ehitatud on, parema tackli pealt left tackli peale. Et Detroit siis on kaudanud palju ründeliinis ja peab väga palju asendusi leidma ja siis nüüd on otsustatud, et Penei Sewell liigutatakse vasakule. Ta peaks sellega toime tulema, küsimus on see, et nagu kas peaks liigutama, kui ta on nagu all pro positsioonil, aga see on Penei Sewell. Ja, no see sama vaata, mis Tristan Wirfsiga tehti ka vaata, Tampa Bay's eelmine või üle-eelmine aasta nüüd ja. Aga ma ei tea, Lionsist peab vist rääkima ka sellest, kui cheap-ass omanikud neil on või? Õige ja, kes see oli nüüd, Frank Ragnow või? Frank Ragnow oli nüüd järgmine jah. Deal on see NFL-is, et kui sa retire'id vaata või sa lähed nii pensioni põlvele siis kõik signing bonus, mis on juba sulle ette makstud, signing bonus sa saad ette makstud, siis sa pead selle osa tagasi maksma, tegelikult sa pead, nagu sul on, see on nagu seadusega kirjas või mis iganes on ju, et aga tihti peale meeskonnad ei tee seda, see on austus sulle, et nagu jäta see endale, et nagu see ei ole maailma lõpp meie jaoks on ju, näiteks Jim Irsay, Coltsi omanik maksis Andrew Luckile vist 25 milli veel või, mille ta oleks võinud tagasi küsida, kui ma eksi on ju. Aga see oli nagu good Will Chester on ju.
et nagu noh, head suhet hoida, aga Lions on legendaarne, sest nad küsisid raha nii Barry Sandersilt, Calvin Johnsonilt ja Frank Ragnolt. Frank Ragnolt mängis läbi absoluutse pasa. Mäletad Dan Campbell, paganama, kuidas Dan Campbell rääkis Frank Ragnost, sest see vend mängis läbi kõik, tal oli puruks kõri või kõri contusion, mängis läbi kõige, vaata. Ta vigastas oma kõri ja mängis lõpuni. Jah. Ja rääkimata kõigist teistest nagu, et noh, et see ongi nagu, et ja noh, Jason Kelce minu arust oli vist Twitteris tegi pika postituse või noh, pika. See on meie attention span tänapäeval, aga siis ta kirjutas seal nagu hästi, et ta saab nagu, ma saan aru, kui inimene saab suure lepingu ja siis lihtsalt retire'ib päeva pealt, et siis tiim küsib seda raha tagasi. Sellest saab aru, et noh, kui see on mingi suvaline põhjus või no mitte suvaline põhjus, aga lihtsalt, et noh, ta sõlmis suure lepingu ja siis lihtsalt otsustab, et et ma ei fiili enam. Aga see, mida Frank Ragnow on pidanud läbi elama ja noh, Kelce kuidagi hästi sujuvalt ütles, et noh, et nagu ta selgelt Ragnow tundis, et füüsiliselt ta ei suuda ja ta vaimselt ei suuda. Et noh, sa ei suuda nagu selle valu ja selle piinaga enam elada või noh, nagu seda asja teha uuesti läbi. Et see, et Detroit ja noh, pealegi see nagu Detroiti oma. Ta üritas tagasi tulla see aasta ju, vaata. Jah, ta praegu nagu noh, põhimõtteliselt üritaski ja jah, eelmine hooaeg ja siis lõpuks, et ta ei passid physical'i vist lõpuks. Ja sest ta hämmi oli nii tuksis, vaata. Ja reaalselt hämmi oli ribadeks, et ja noh, pealegi see on nagu Detroit Lionsi omanikud on perekond Ford. Neil peaks raha olema, noh, et ma arvan, see mingi mis iganes 10-20 milkut Frank Ragnow'le, kes noh, esindab kõike, mis Lions peaks olema maksta samamoodi nagu Calvin ja Barry'ga, nagu sa ütlesid. Ja, et see ei ole hea näide nagu. Aga samas võib-olla NFL on kõige rahaliselt edukam spordiliiga maailmas täna sellepärast, et sul on cheap ass ownerid, I guess. Põhimõtteliselt küll, jah. Kes noh, teevad kõike kasumist. No me võime rääkida sellest Rabbit Hole'ist veel, on ju, kui nad tahavad uusi staadionid ehitada, tihti peale omanikud ei taha ise maksta sellest, on ju. NFL-is on olemas, NFL-i omanike vahel on mingisugune pool, kus sa saad raha laenata interest free põhimõtteliselt. Ja vaata, kuidas NFL-i revenue on üles läinud, vaata, kuidas salary cap on viimase 5 aastaga tõusnud, peaaegu 100 miljoni võrra, vaata. Nagu, see tähendab ka, et ju revenue tuleb rohkem sisse meeskondadele ja kõik see, on ju. Et neil on piisavalt raha, aga nad on ikka cheap assid. Noh, nagu see, aga samas võib-olla see ongi põhjus, miks sa oled rikkad tõu, vaata. No see on jah nagu, noh, see on nagu mingis rikkuse tasemes sa hakkad vaata nagu mängima asjadega, et see ongi nagu see, et noh, et noh, siuke mingi, noh, keskklassi inimesed ei oma NFL-i tiime ja siis ongi see, et keskklassi inimesed võib-olla nagu, noh, teevad asju õigesti. Ja siis, kui sa oled mingi miljardär, siis sa otsid viise, kuidas veel miljardeid luua endale, et noh, see kuidagi eriti USAs, noh, et see on nagu see kapitalismi kodumaana. No I guess so, ja kui sa juba jala ukse vahele saad, siis ei taha välja võtta, lükkad kõik kehased vaat läbi. No. Aga nagu sa ütlesid, noh, see revenue kasvab nii palju, et noh, et kui sa oleksid miljonär, miljardär, siis NFL on üks kindlamaid investeeringuid, mis sa teha saad, siis see kasvab igal juhul. No, ma räägin, Eesti riik, oska ära üks meeskond, nagu teil oleks nii palju parem elu, noh. Reaalselt, noh, ostame mingi kiirelt, kes see müügiks on umbes mingi, noh, Seattle'i Terratsi võib olla praegu, see on teisel pool ka, aga küll keegi on. Või NBA tiimi. Kuule, eestlane juhib põhimõtteliselt, väliseestlane juhib seda peab uurima. Aga noh, kui me siin räägime juba revenue ja liiga kasvust, siis noh, üks tuline teema, mis siin järgmiste aastate jooksul tuleb, tegelikult 2 tulist vaidlust on omanike ja mängijate vahel siis 18 mängulise hooaega. Noh, sellest on räägitud päris palju ja me siin ka, et noh, seal on nagu erinevaid variante, et noh, omanikud põhimõtteliselt sihivad tegelikult juba järgmist hooaega. 2027 siis või siis noh, ütleme 2028, aga tundub, et see tuleb 2 puhkenädalaga ja 16 international mängu, mis tähendab põhimõtteliselt, et iga nädal on üks rahvusvaheline mäng, kas Euroopas või kuskil mujal. See vihje tuleb sellest, et järgmise aasta Superbowl on paigas, aga ülejärgmise Superbowli kuupäeva pole paigas, mis on väga haruldane, sest 2 aastat ette sa pead ju bronnima selles linnas, Atlantas on see, kui ma ei eksi, 62 Superbowl. Et sa pead broneerima kõik ju hotellid, kõik convention centrid, kõik asjad, vaata, sa pead aastaid ette bronnima seda, vaata. Aga 2028 aasta, ehk siis 2027 hooaja siis Superbowl ei ole veel paigas, kuupäev. Miks? Huvitav miks on, sest me ju teame täpselt, millal NFL alustab hooaega kogu aeg samal ajal, vaata, et nagu, et see on sama pühapäev iga kord, aga. Jah, täpselt, et nagu see ongi näide, päris hea näide, et NFL, ta hoiab uksed lahti, vaata. Kuigi see spokesperson ütles, et ei, see ikka, meil ei ole veel kindel ja värki, kuule see oli nii ümmargune ütmist ajas. Et ma arvan, et nad pushivad, aga vaata, see on probleem olnud, et see NFLPA-l, vaata, Players Associationil, ehk siis mängijate ühingul polnud ju presidenti. Noh, oli, aga see oli ka siuke nagu ta oli, ja siis see lasti lahti ja nüüd nad alles leidsid uue, vaata, et nad ei ole siiamaani NFL-i pole ise suutnud, pole saanudki isegi läbi rääkida kellegiga, sest neil pole presidenti olnud, vaata. Et see on
just, et noh, iseenesest vaatajate jaoks hea, rohkem NFL-i, aga noh, teiselt poolt jah, loodame, et mängijad nagu on rahul sellega, aga see tundub nagu asi, millega mängijate ühing peaks minema vaidlusesse, et nad ei taha seda üldse. Joe Burrow vist on vaata päris valjult välja öelnud, et noh, see on jabur ja iga lisamäng on noh, jõhker ohverdus tegelikult, aga noh, jälle raha toob sisse ja noh, meile kui üle ookeani vaatajatele, ma arvan, see ei ole üldse valus, kui iga nädal on mingi international mäng ka. Kui iga nädal on international mäng, siis meil tekib ju uus aken, vaata. Kui meil tekib, vaata, meil on need tavaliselt, me räägime nagu windowdest, vaata, sul on see 1 PM window, see 4:25 window ja siis sul on see Sunday Night Football window, on ju, aga siis sinna juurde, ehk siis eesta järgi kell 8, kell 11 ja siis kell 3 öösel on umbes. Aga siis me saaksime see kell 4:30 on vist see esimene Euroopa mäng tavaliselt on ju, mis oleks ju eurooplastele kordas pakkus iga nädal on vaata üks mäng nagu. Sa saad vaadata pühapäeva õhtul kell 4:30 ju. Jumal tore oleks, sest need Londoni mängud või need Saksamaa ja Londoni mängud, need on nii lahedad pühapäevad, et tuled koju mingi, teed oma asjad ära ja siis paned teleka mängima ja siis tegutsed veel edasi, aga NFL jookseb telekast, et elaks nagu Ameerikas. Ja, et see on nagu asi, no aga siis ma ei tea nagu, kui me mõtleme korra lihtsalt, väidetavad osad omanikud ka küsivad, et kas on vaja 2 bye-weeki või? Nagu 8. Et nagu see on huvitav, et aga pre-seasoni nad lõikavad kindlasti lühemaks, tundub, et nagu ma arvan, et lõpuks meil pole ühtegi pre-seasoni mängu enam. Jah, või siis üks, kui lihtsalt umbes nagu, et tüübid saaksid korra jalad muru peale panna, aga jah, tundub, et pre-seasoni arvelt saab seda kõike teha, mis ühtepidi jah, aga lihtsalt mängijate kehad ei ole nagu tingimata valmis selleks, et see. Jah, siin on üks reegel, mida on ma ei tea, ma arvan, NFL on lekitanud välja lihtsalt kuulda, mis üldsus arvab, on see, et paned mängijatele limiidi peale, mitu mängu nad mängida saavad. Jah, see oli jah, et mis on jabur too? Et umbes, et mängijad ei pea tingimata 18 mängu, aga see on ka nagu veider jah, minu jaoks. Ja, no olgem ausad, kõik on ülejäänud positsioonid on pohhu, aga quarterback on see, mis ei ole, vaata. Ülejäänud kõik on tegelikult savis, ühe mängu hakkama nii vaata. Ei no kujuta ette, et su tiimi QB saab week 2 vigastada ja sa tead, et sul on 16 mängu veel vaja vaadata. See nagu, või aga jällegi hooaeg on pikk niikuinii, et eks näis, aga tundub, et see 18-nädalane hooaeg tuleb pigem varem kui hiljem, ütleme nii. Kumb sulle muidu meeldib rohkem see, et me saame hooaja lõpuks jääda nagu even 500, et 8-8 nagu vanasti või siis uuele 9-9 või pigem sulle meeldib see, et meil ei saa jääda, et me peame 9-8 või 8-9 olema? Mulle meeldis 8-8, aga selles mõttes ma arvan, et nagu mulle puht nagu visuaalselt meeldiks ilmselt 9-9 ka nagu rohkem kui see, et nagu, et sa oled kas 9. Et on see uneven nagu pole võrdne nagu on ju. Et see 8-8 on nagu ideaalne siuke nagu pooleldi nagu solvang, et see on 8-8 tiim, vaata. Et et praegu on see, et kas ta on üle 8-8 või alla 8-8. Kas sa viitad praegu siin Pittsburgh Steelersile, jah? jah, Jeff Fisher ja kõik need toredad inimesed, kes siin läbi on käinud. Jeff Fisher oli kehastus 8-8. Aga jah, ühesõnaga päris palju vaidlusi, mida siin taustal jälgida samal ajal, kui need staarid väljakul teevad uskumatuid asju. Ja siis üks vaidlus veel, enne kui me siin viimased reeglimuudatused. Olge valmis. Kohtunike tööseisak võib tulla, et NFL selgelt siin juba valmistub mingid reeglimuudatused, kus nad saavad siis nagu nii-öelda New Yorgist või kaugelt otsuseid ümber teha. Kes jälgis NFL-i 2012, kui oli viimane kohtunike tööseisak, siis asi oli päris kole. Et 2 või 3 nädalat vist see toimus, äkki oli week 3, kas nad week 3 tulid tagasi või? Week 3 oli vist see Failmeri week, kui ma eks. Jah, week 3 vist oli ja pärast seda nad tulid tagasi, see Failmeri oli lihtsalt nii kole, aga seal oli tegelikult paar päris koledat juhtumit veel, ma mäletan, kas oli ka see Tennessee mäng oli see, kus nad lugesid penalti jarde, aga nad võtsid nagu vale väljaku poole jardid niimoodi, et 15 jardine penalt oli mingi 33 jarde või midagi sellist, või 28 või mis iganes see loogiline number on, aga et nad lugesid vale joone pealt penalti jarde ja sellised asju, et sellised nagu eksimused. Lihtsad asjad, vaata. Nagu jah, aga need ongi asjad, mille vastu sa eksid, kui 80 000 inimest vilistavad sind kuradi areenilt välja, vaata, et see on jõhker tegelikult pinge. Aga jah, et kohtunikud tahavad mõistagi palgatõusu ja paremaid töötingimusi, NFL ei taha neile nii palju maksta ja nüüd on suur köievedu, et kes siis võidab lõpuks, mingi kompromissini nad peavad jõudma, aga sinna tundub pigem maa praegu minna. Ja, et nagu seal on põhimõtteliselt NFL tahab, et nad oleks rohkem tööl, neil oleks rohkem full time, kusjuures on huvitav, nagu vanasti see ei olnud, aga NFL on muutnud seda, nad tahavad võtta rohkem full time ref'e, ehk siis 17 vist tükki tahavad nagu võtta nagu täiskohaga tööle, et aasta ringselt on olemas, vaata. Aga
siis NFL-i kohtunikud ja ühing vastas sellele see, et kui te varasemalt olete proovinud seda teha, see nägi täis porno välja. Ehk siis neile ei meeldinud see, kuidas NFL käsitas seda, mis iganes, nad ei ütle täpselt kuidas või midagi, aga seal on see vastuväide. Aga siis NFL-i see kohtunikud tahavad rohkem raha saada, nad tahavad 10% saada, NFL pakub 6,25% või mis see on, vaata. Et seal on väike erinevus ka ja ja nad tahavad, NFL-i kohtunikule meeldib see praegu, et neil on see paus vaata peale Superbowli kuni mai alguseni vist NFL ei tohi isegi ühendust võtta nendega, et nagu see on täitsa null, aga NFL tahab seda lühemaks teha, et rohkem coach'i, rohkem nagu õpetada kohtunikke on ja, sest et üks asi, mida me oleme ise tähele pannud ka, hooaja algus on alati hullem kui hooaja lõpp. Puhtalt sellepärast, et kohtunikud on roostes natuke, sul on vaja reppe, et seda mängu sisse vaata. Et NFL iseenesest tundub, et mõtleb päris õige kohaga ja kui mitte midagi muud, NFL on võitnud pika puuga praegu meedia võistluse. Kohtunikud kaotavad igal juhul meedia või meie vastu vaata, et see on väga tänamatu töö selles mõttes ja NFL saab lihtsalt peale suruda, et kindlasti tegelikult need kohtunikud väärivad rohkem ja me just rääkisime, et NFL on võib-olla kõige tulusam spordiliiga maailmas peajagu. Neil on seda raha, et palun tehke, aga see ongi nagu see, et ma just mõtlesin ka, et vaata pidevalt on see vaidlus, et mingid kohtunikud peaks full time on kogu aeg, kõik kohtunikud, kõik see värk. Me kurdaks ikka. Nagu see ma arvan ka, jah. See nagu selles mõttes ei muudaks midagi, lihtsalt siis oleks nagu, et nad ei saa oma tööga hakkama ja nüüd nad töötavad täiskohaga, vaata, et see vaidlus nagu, et me ikka kurdaks, et kohtunikud raske töö, pole lihtsalt midagi öelda. Aga vaata nüüd see reegli muudatus tehti ära selleks aastaks ka, et New Yorgis siis NFL-i enda siis official kohtunikud ja see, kes vaatab kõiki reviewsi ja värke, nad võivad aidata nüüd väljakul olevaid kohtunikke nagu ilmselgete koolidega, mis on missivad, vaata, mis nad puusse panevad. Mis on ka, see on väga hall ala by the way, kus see piir täpselt jookseb, aga see on 9 aastaks, puhtalt selle ennetamiseks, et kui tulevad replacement coach'id, ehk siis kohtunikud, tulevad asenduskohtunikud, kes tulevad arvatavasti väga madalalt kolledži tasemelt või siis lausa keskkooli tasemelt, sest et ega kõrgema omasi väga raske saada, on ju. Aga kui see järsku toimib väga-väga hästi, miks seda üldse muuta siis? Jah, täpselt. Miks me läheme siis rohkem inimestel anname uuesti võimu tagasi, kuigi samas me ju näeme, aga jällegi Ameerika jalgpallis on reeglid, vaata, ei ole mustvalged. See on see, kus sest et nagu holding call'i sa võid ükskõik millal võtta, vaata, tehniliselt, kui sa tahad. Põhimõtteliselt iga play, see alati räägitakse, et see ongi, et kohtunikud võtavad siuke üsna teadliku riski, aga arvata on, et mingi jaburus siin tekib, mingi fail Mary laadne olukord, võib-olla mitte nii suure profiiliga, sest see oli ju Monday Night Football või Thursday Night Football. See oli kõige hullem aeg üldse nagu. Ja suur mäng, et see on jah, kes ei ole näinud, siis otsige fail Mary YouTube'ist ja Backers ja Seahawks võitid siis jah. Jah, üks kohtunik näitab touchdowni kõrvalt, seisev kohtunik näitab interceptionit. Jah. Aga siin olid mõned reeglimuudatused veel, aga ei midagi väga erilist, vist pigem oli selle kick-off ruuliga, me eelmine nädal vist arutasime ka üle-eelmine nädal. Need läksid kõik läbi põhimõtteliselt. Jah, just, et onside kickid ja kõik need asjad, et ühesõnaga kick-offi reegleid lifiti, aga mingit suurt push ei bännitud ja sellised asju. Aga see kick-offil muudeti midagi return'i alignment'is ka vaata, aga ma ei leidnud mitte kuskilt, mida nad täpselt muud, eks me kuuleme siin enne hooaega, et võib-olla teeb natuke lihtsamaks veel need return'id või mis iganes, sest et iseenesest näeb imelik välja, aga meil on rohkem playsi seal ja nagu meil on nagu Rashid Shahidi väärtus on kordades kasvanud tänu sellele, selliste mängijate väärtus vaata. Chimere Dike, shoutout. Jah, täpselt. Kusjuures tegelikult see aasta draftis on ka päris palju selliseid tüüpe, millist rohkem NFL-i uudiseid ei ole, liigume ründe mängijate juurde või? Jah, vist küll jah. Tundub nii, kui millestki puudu jäime, Max Crosby Saintsi või midagi, Kaupo, shoutout. Siis andke teada meile, järgmine nädal võtame uuesti. Aga jah, lähme siis selle ründe või selle aasta talendikorje, shoutout minu kolleeg Anders, kellelt ma selle sõna kuragi röövisin, talendikorje draft. Ülikooli liigade parimad mängijad tulevad siis või lõpetavad oma ülikooli karjääri ja liiguvad siis NFL edasi, NFL siis 7 valikuvooru kõigil tiimil, 32 korda 7 valikut. Kõige halvem tiim saab esimese valiku, kõige parem tiim Superbowli võitis 32, neid valikuid saab omavahel vahetada. Tihtipeale on see, et tiimil võib olla 7, et sul
traditsiooniliselt on 7 raundi valikuid ehk 7 valikuid, aga sa oled nii palju vahetustehinguid teinud, et osad tiimid valivad 12 korda ja osad valivad 4 korda üldse. Et noh, see on pluss kompikid on ju. Pluss kompensatsioonipikid ja kõik need treeneri ülepalkamise kõik asjad ja need asjad, et noh. Väidetavalt muideks selle treeneri omaga on Bears nõuab 2 kompikki, aga NFL ei taha anda, sest et vaata Bearsi assistant GM läks Falconsi GM-iks, aga NFL vaidleb vastu, et tegelikult Matt Ryan on see GM, sest nagu tegelikult, kes teeb otsused, et nad ei taha anda seda, aga tundub, et ikkagi lõpuks ma arvan, et Bears saab selle 2 kolmanda raundi kompiki, mis on päris hea tegelikult väärtus. Kurat, ma ei mäleta enam, kes oli mingi Raheem Morris või keegi vanem, noh, mustanahaline treener rääkis väga nagu tabavalt kuidagi, et see tegelikult piirab võimalusi, sest noh, see ongi see, et tiimid nüüd vaatavad nagu, et noh, tiimid vaatavad, et saada neid compensation pikke selle asemel, et vaadata, et kes kõige parem valik on ja siuke asi, et noh, et need on tihti peale vaata see, et kui me räägime nendest mingitest, ma ei tea, kvootadest ja sellistest asjadest, et noh, see on hästi hell teema, aga noh, NFL on proovinud ja tegelikult on ju toiminud ka, aga kui sa vaatad ringi, siis noh, enamus otsuse tegijaid on valgenahalised. Vaata selle aasta peatreenerite pilti. Ja kõik 10 peatreenerid, kes hire'iti, olid valged ju. Jah, et see ongi ja pluss Robert Sala on Lebalonist on ju vist ametlikult on ju. Aga noh, Rooney Rule on NFL-is võib-olla põhjusega selle koha pealt, aga jällegi Florida vist läheb kohtusse NFL-i vastu seoses Rooney'ga. Okei, kui sa tegelikult nagu, see on räige rabbit hole, kui me tahame olla Stephen A. Smith praegu, me läheme poliitikast on ju, aga nagu lõppude lõpuks sa peaksid valima kuradi oma parima inimese oma sellele tööle, mis vahet, mis kuradi nahavärviga sa oled lõppude lõpuks, aga Ameerikas käivad need asjad veits teistmoodi ka ja siin noh jah, on mis siin on. Vähemalt selle aasta mõlemad top 2 quarterback ja valgenahalised, et seda hästi hästi visata sinna sisse kogu aeg. Või siis mõlemad mustanahalised, et siis tuled sellest, et alati kuradi nendes first take'ides ja alati nad lõpetavad selle rassi teemaga. Kuidagi me jõuame alati sinna, et noh, USA's niikuinii, see on põletav teema ja oluline teema selles mõttes, aga ma arvan, et me ei pea seda lahkama siin, ma arvan, et insenerid ja scientistid, mul on nii palju neid riile praegu, see on nagu fuck me, noh. aga jah, ühesõnaga, huvitav draft class, kus tihti nagu viimasel ajal hästi palju räägitakse seda, et siin ei ole justkui nagu mingit säravaid talenti ja me oleme ise ka seda paar korda arutanud, et noh, et ei ole justkui, noh, ei ole seda nagu erilist blue chip'i, aga tegelikult kui ma nagu seda klassi vaatan, siis see on jumala solid alates first roundist kuni tegelikult sügavuseni välja, siin on igal positsioonil mängijaid, võib-olla paar positsiooni, quarterback ja running back on nagu need, mis silma paistavad, et siin on 2 selget nagu esivalikut ja siis noh, ma ausalt öeldes ei tea, millal järgmine running back läheb, ma tean, et esimene neist läheb ilmselt top 10 või no päris kindlasti top 10. Jah. Aga noh, ma arvan, et alustame kõige tähtsamast positsioonist ja alustasime number 1 pikist, kellest me oleme terve off-seasoni siin rääkinud, et Raiders võtab Fernando Mendoza, aga räägime siis korda Fernandost. 6'5", 225, ta on prototüüp kehaehitusega, Indiana quarterback, kes siis juhtis Indiana National Championshipini, võitis Heismani, kui te jälgite Ameerika jalgpallis, tõenäoliselt see Indiana muinasjutt teile kuidagi ette jäi. Mendoza ma isegi ei tea, kust nagu alustada. Ülar, mis sa nagu tugevustena näed Fernando Mendozal? Täpselt see, mis sa ütlesid, ta on prototüüp, ta on täpselt, tal on see ideaalne pikkus, ideaalne kaal, tegelikult nüüd ta on juba ju 237, ta on veel suuremaks läinud. See 225 vist oli nagu in season, et jah, ta mõõdeti 236 või midagi sellist üldse. Jah, ehk siis 100, kus 36 on siis 109 kilo, 108 kilo, midagi sellist on ju. Ja noh, 6-5 pikk on nagu siis 196 või midagi sellist, et nagu prototüüp, käsi on väga korralik, release on nagu visketäpsus on väga hea, sneaky atleetlik, et suudab liigutada, teda annab maha saada, tacklida nagu ise kui ta jookseb või siis pocketis, sellepärast et noh, suure raamiga on ja, et nagu see on alati eelis, ei pea muretsema sellepärast, et ta ei näe üle oma ründeliini mängijat, ta näeb üle ründeliini mängijat, nagu see ei ole probleem ja ta mängis ainuke nagu suurem nõrkus, mis talle visatakse ette, et ta mängis hästi RPO süsteemis kolledžis, et siis hästi palju read pass option'id ja siis slandid. Nagu see on see klassikaline pass ehk siis muideks ma saan oma high horse'il jälle seista nagu me ei tee see siiamaani ära, mida tähendab RPO. RPO-s sa ei pea quarterback jooksma. See RPO mõeldud run pass up, quarterbackil on option anda see pall jooksjale või visata receiverile. Ehk read option on see, kus quarterback jookseb, vaata. Need on 2 eri asja nagu. Need 2 terminit, me ükskord teeme selle terminite videoga kalasta, siis seda me rääkida seal.
me peame tegema, ja kui me teeme part 2 ja 3, siis tuleb kõik see sisse ja ma just tunnen ka, et minu arust paar aastat tagasi oli palju parem olukord, nüüd on kõik asjad on RPO-d, need ei ole RPO-d, read option'id, zone read'id, kõik need asjad. Ja täpselt, et see on erinevus, aga jah, Fernando Mendoza, sa võid, ma olen kuulnud, Kallaste tegi selle eile meile, viskas selle väikse Joe Burrow asja sisse sinna comparisoniga. Ma saan aru, kus see tegelikult tuleb. Võib-olla ta ei ole nii polished, nagu tal ei olnud nii statistiliselt nii plahvatuslik hooaeg, kui Joe Burrow oli see viimane aasta LSU's. Joe Burrow oli võib-olla natuke rohkem abi, kui Indiana oli ka stacked. Indiana, see on ka üks etteheide, mida põhimõtteliselt saad Mendozale teha, on see, et Indiana olukord oli lihtsalt ideaalne. Selles mõttes kõik see transferportali, kõik NIL-i kasutades, nad ehitasid jõhkralt hea tiimi. Jah, aga tal on olemas need kõik näitajad, mida sa otsid quarterbackilt, kes, ma ise ütleks võib-olla natuke lagi ja mingi Matt Ryan. Mingi siuke nagu, kes heal päeval on lahastel NFL MVP, aga kas ta on nagu elite quarterbacki all kogu aeg ei tea, aga samas ma tegin selle nalja meil chatis ka eile, et nagu kui Raiders saab järgmised Derek Carri võib-olla isegi natuke kõrgema laega Derek Carri, ma arvan, sa oled süda rahul, korra quarterback paigas vähemalt. Ma just, see ongi nagu see, et me oleme vist nii harjunud nagu, et see number 1 pikk peab mingi tulnukas olema umbes, vaata. Et see peabki olema, mitte Josh Alleni on number 1 või Lamari on number 1 või Mahomes'i on number 1 või midagi sellist, aga kui tüüp tuleb välja, siis ta on selgelt number 1 quarterback, siin ei ole isegi nagu mingit küsimust, et Ty Simpson, kellest me varsti räägime, potentsiaalselt on first round'i vend ilmselt, aga ta ei ole lähedalgi Mendozale, et see ongi see, et Mendoza ei ole tulnukas, aga ta mahub täpselt sinna mingisse Matt Ryan'id, Trevor Lawrence'id, mingid sellised tüübid, et sinna nagu, ja ta on hästi tark, et see ongi see, et üks asi on see skeem, et ta viskas hästi palju RPO-sid, aga see ball placement, ta viskab kõik need söödud ära, et tal on seda kätt piisavalt. Ta tundub väga tark, tal ei ole mingit character concern'e, probleem on see, et ta on võib-olla natuke liiga igav isegi, et tal on LinkedIn'i konto ja siuksed asjad, eks ju. Aga ma ei ole nagu viimased aastad, vaata, me oleme mingid Bryce Young, see Caleb'i, Drake'i ja Jadeni klass oli täiesti pöörane, et kui ma lihtsalt ükspäev hakkasin, eile kui ma arutasin seda, ma hakkasin mõtlema, et Mendoza oleks selles klassis ju pigem Bo Nixi lähedal kui nende esi 3 lähedal, vaata, et see on vist küll, ma kuulsin paari podcast'i, nad ütlesid, et võib-olla paneksid Drake May'ga samasse kategooriasse, kui me võtame, vaata, Caleb Williams ja Jaden Daniels olid nagu oma ette klassis. Drake May oli nagu nõks all, sest ta oli natuke roo, vaata, aga keegi tegi selle pointi, et tegelikult Mendoza võib-olla võid teha argumendi, et ta on parem kui Drake May. Kui Drake May tuli draftis, ma ei räägi mitte praegu, on ju. Aga sest et nagu Drake oli ka päris toores tegelikult tehniliselt, vaata Mendoza ei ole nii tehniliselt nii hull, aga Drake May'l on nagu kõrgem lagi, vaata. Drake May võib olla see 5 quarterback tegelikult lõppude lõpuks. Et see ongi, aga lihtsalt see ongi see, et kui oleks tugevam draft class, kas Mendoza oleks nii kindel first pick, aga see aasta ta on kindel first pick, sest Raidersil on vajadus ka. Aga see ongi see, et mul ei ole nagu ammu olnud nagu, mitte et sa oled kindel kunagi üheski pikis. Keegi safe'im pikk eales ju oli past, aga Aaron Curry, aga mul on nagu siuke tunne, et eriti selle Kubiaki skeemiga, jällegi sa petid selle peale, et see skeem ja et peatreener on okei. Ma nagu näen, et see ei ole nagu mööda kuidagi pikk, et kui sa võtad Mendoza ära, ma olen üsna kindel, et ta on soliidne QB ja ma ei ole üldse üllatanud, kui ta on $300 miljoni mees 5 aasta pärast. Jah, ja mängu stiil on sarnane Sam Darnoldiga, Sam Darnold toimis päris hästi selles ründes eelmine aasta. Abi nagu tegelikult, olgem ausad, Seattle'i ründeliin ei ole mingi eliit, see on okei, aga mitte midagi erilist. Tegelikult weaponites ründes nagu peale JSN-i võid teha argumendi, et kas seal on kedagi, vaata. Ja võtab JSN, Brock Bowers, pane võrdusmärgi alla, kes seal ümber on, vaata. Tegelikult JSN lõppude lõpuks oli, Seahawksil oli rohkem nagu Cooper Cup ja Troy Hortonid, poisid mängisid, Shahidid mängisid lõpuks oma rolli täis. Aga jällegi, see ei olnud ka vaata stacked rünne, et nagu Clint Kubiak näitas, et ta suudab nagu natukene limiteeritud talendi koha pealt ikka väga edukat ründes mängida, on ju. Aga peatreener teine roll, et nüüd näemegi, kas see läheb kokku ka, on ju, ja ründeliin on ikka korralikult auklikum praegu. Jah, ja ongi, et kui nad saaksid selle Gentiga saaksid jooksumängu käima, siis see aitaks kõvasti, et ma olen väga nagu excited selles nagu Mendoza ja Raidersi match-up'is, et ma kindlasti see aasta nagu jälgin, vaatan päris mitut mängu Raidersist, et lihtsalt näha, et see on huvitav. Väidetavalt Mendoza õpib juba Raidersi rünnet. Tal on personal, kas Brian Creasy on ta coach praegu või keegi nagu tuntud NFL-i quarterback, kes nad õpetavad Kubiaki rünnet, sest et Kubiakil on see tavaline klassikaline Shanahani Kubiaki rünne, vaata. See rünnak, mis on aastast 1980 midagi juba liikvel olnud. Jah, et see basic, vaata, language on sama, vaata, et see on nagu ühvinge. Et jah, ühesõnaga number 1 pikk Mendoza, pange raha peale, saate 100 eurost 101 euri või midagi sellist.
aga saaks boost ida, võib-olla saate seda 2 euri. Aga noh, siis on veel hunnik teisi tüüpe ja noh, ma korra mainisin Ty Simpsonit, kes tõenäoliselt on first roundi mees, ehe Pittsburgh Steelers näeb välja, kellel on rohkem küsimärke ja siis on veel ports vendasid veel. Garrett Nussmeier, Carson Beck, Drew Aller ja Kate Klubnik on need põhinimed, mis siin nagu läbi käivad. Et korra, kui Simpsoni juures peatuda, siis Simpsonil on kõik olemas, ta on küll väiksem, lühem, 6'2", noh ei ole lühike, aga ta on 208 poundi ja noh, ta on ikkagi, noh, sa näed, et ta ei ole nii, noh, Mendoza on ikka tikk, noh, siuke ehitatud tüüp ja Simpson ei ole. Simpson alustas eelmine aasta Alabamas väga hästi, teise hooaja poole ta sai jõhkralt vigastada, noh, et ta ja noh, mäng kahvatus täiega, pluss ta receiverid sellisid jõhkralt, drop rate oli crazy, et noh, Simpsonil väga palju vabandusi, tal on kõik olemas, aga tal ilmselt ei ole seda nagu seda noh, eliitlage, kuhu Mendoza teoreetiliselt võiks jõuda, noh, Simpsonil vist lihtsalt ei ole nagu seda, aga ei ole mitte mingit põhjust, et Simpson ei võiks ennast nagu starteriks mängida kunagi NFL-is. Jah, kas tal on see lagi olemas, sest et nagu tal läks 3 aastat aega, kuni ta starteriks sai üldse vaata. Tegelikult ta oli Alabamas 3 aastat, nagu mis on nagu tänapäeva kolledžis eriti crazy tegelikult. Et ta jäi sinna, et noh, Jalen Milroe ja kõigi nende selja taga, kes seal läbi käisid. Jah, aga noh, see on see, mida Dan Orlovski tegi selle argumendi sinna, et esimese 8 mängu Ty Simpson oleks olnud esimene pikk, mitte Fernando Mendoza. Aga siis Ty Simpson sai viga. Alabamal ei ole, see aasta oli üks halvimaid Alabama meeskondi mingi 20 aasta jooksul, nagu enne Nick Saberit, midagi sellist, et talenti ei olnud seal ümber, aga jällegi see on ka siuke asi nagu, sa võid väga paljude vendade kohta öelda, Drew Alleri kohta võid öelda, see Penn State'i rünne on absoluutne hot garbage nagu, sa võid prügikastist alla valada. Clemson ja LSU tegelikult natukene samamoodi. Ja, et nagu see mängib ka, aga jah, ta on väiksem, aga ta on coach'is on või oli ta, ei olnud? Ei, Nussmeier oli see aine, jah, aga ta on siuke, ma arvan, ta lõppude lõpuks on Jackson Dardi moodi, keegi treidib üles esimesse raundi, kes tahab võtta, kuigi tegelikult ei ole väärt seda võib-olla vaata. Jah, ja miinimum, mis ta on seal Tyler Shooki range'is, et teise raundi alguses, aga at this point sa võiksid juba 32 piki peale minna ja selle 5. aastaga sisse saada seal sinna lepingusse, et noh, Simpson lihtsalt huvitav näha, kuhu ta läheb, et noh, tiime on tegelikult vähe, kes nagu noh, potentsiaalselt võiksid ta võtta, noh, Pittsburgh üks neist, Arizona ilmselt üks neist, noh, Jets, Cleveland, mis iganes. Rams võib-olla tahab back-up'i, aga noh, Rams ei võta teda mingit, et noh, ma arvan, et Ty Simpson, kui läheb, siis ta pigem läheb seal mingi pärast 20. pikki. Jah, tõsi, et aga noh, Kenny Pickett on ja peaasi, et ta ei lähe Steelersisse. Samamoodi on Kenny Pickett, vaata. See on nagu, Ty Simpson Steelersis oleks ideaalne, siis ta istub seal pagana Aaron Rodgers ja Mason Rudolphiga 3, noh, Rodgers on muidugi legendaarne, aga 3 täpselt samasugust venda at this point. Ja siis on jah, nagu ma mainisin, need teised vennad. Garrett Nussmeier, 5 aastat mängis LSU's, tema isa on Tallase mingi treener, habitreener. Aga noh, tuntud Doug Nussmeier vist on ta nimi, et Garrett Nussmeier, kes tuli selles hooaega väga suure haibiga LSU'st, Burrow järel tuli ja põhimõtteliselt Jadeni järel tuli ja istus Jadeni taga, kui see pommitamine seal käis. LSU jooksis põhja see aasta põhimõtteliselt, noh, see ei näinud üldse hea välja. Nussmeieril on talenti, põhimõtteliselt sama lugu, mis Ty Simpsoniga tegelikult, et kus see lagi on, et noh, ideaalsel päeval ta on siuke Derek Carri laadne mängija, võib-olla Baker Mayfield selline, aga noh, potential starter, aga lihtsalt ma arvan, et Garrett Nussmeier võib minna kõrgemal, kui me arvame. Sellepärast, et scoutid ja treenerid on nagu võib-olla oma eelneva analüüsi ja scouting reporti põhjal lihtsalt teevad selle otsuse ära, et kui tahaks eelmine aasta välja tund, ma arvan, tahaks first rounder. Jep, aga siin võib ka vabalt juhtuda selle peale, et Ty Simpsonit ei lähe teisel päeval jälle ühtegi quarterbacki vaata. Et kõik kolmandas, et nagu see, mis LSU's juhtus nagu eelmine aasta, see on nagu see ei ole nagu ilus, nagu ta reaalselt benchiti ka vaata, aga noh, väidetavalt ta mängis läbi vigastuse ja sellepärast ta mängis halvast, on ju, mis iganes. Ja Brian Kelly nende peatreener väidetavalt ei meeldinud nii palju talle või mis iganes connection seal oli. Ega jällegi, nende vabandused, et pigem, ausalt pigem on see asi, et siin drafti klassis ei pruugi olla, nagu vaata Sam Howellid olid juba, Kenny Pickettiga koos tulid Sam Howellid ja Malik Willis. Malik Willis. Jah, et ma arvan, et Nussmeier keegi võib-olla võtab teisel päeval võimaluse, aga
ma ei imestaks, kui ta läheb neljandas, viiendas raundis, ehk siis 3. päeval alles. Ja täpselt sama tegelikult võib öelda Carson Becki, Drew Alleri ja Kate Klubniki kohta. Klubnik Clemsonis sama lugu, Clemson täielik katastroof see aasta, kõik mängijad, isegi kaitsemängijad said tuppa seal. Carson Beck, kes jõudis Miamiga see aasta väga kaugele, võib-olla suurtes momentides natukene kahvatus, aga oli ka Georgia quarterback, et Beck on huvitav, aga võib-olla kõige põnevam profiil on siis Drew Alleril, kellel on nagu füüsiliselt kõik olemas, aga lihtsalt ta ei, stabiilsus on 0, et täiesti ebatäpne, aga jällegi noor mängija võib-olla läheb kuskile tugevasse kogenud süsteemi ja seal ta õpetatakse ära, et lihtsalt lagi on väga kõrgel, võib-olla sellest pundist isegi kõige kõrgemal. Ja ta ongi siuke, kelle sa võtad 3. päeval, vaata 4., 5. raundis midagi sellist projekt, pane ta istuma, las istub, õpib, kui tuleb midagi tuleb, kui ei tule, siis pole hullu, aga nagu Carson Beck on heal päeval NFL-i back-up quarterback. Jah, Becki lagi on käes, ma arvan, ja tegelikult Klubnik ja nagu ta põhjusega olnud 7 aastat kolledžis või mis ta on, 7 vist? Ja vist on 6 või 7 aastat ja et ta põrkas igal pool ringi ja et ma arvan, et Beck on, või enamus neist on back-up'id selgelt, et Drew Aller lihtsalt, kui ta läheb mingi San Franciscosse või Ramsi või kuhugi sellisesse, et McVay vaata saaks, või et ta saaks kuskil nagu õppida, võib lihtsalt huvitav olla, aga kas temast saab kunagi nagu starter on küsitav. Jah, et suure tõenäosusega siit draftist on Fernando Mendoza ainuke, kes on nagu pikaajaline starter NFL-is ja siin me sööme oma sõnu, keegi tuleb veel kuskilt mingi Ty Simpson pab hullu nüüd, aga põhimõtteliselt nagu ainuke tüüp, kes müra teeb see aasta ilmselt on Fernando Mendoza ja üks tüüp, kes teeb, aga liigume siis järgmise grupi poole ja üks tüüp, kes teeb jõhkralt müra eeldatavasti on Jeremiah Love, running back Notre Dame'ist. Generatsioonilise prospekti definitsiooni ma ei viskaks nii kergelt ringi tema juures, aga ta on prototüüp, 20-aastane eliitjooksja, reaalselt eliitjooksja, vaadake, tõmmaga highlights lahti, ta hüppab mängijatest üle, jookseb neist alt ja jookseb ümber ka 4, 3, 6, 40 yard, vägivaldne jooksja, agressiivne, ei fumble'i, ei ole ühtegi mängu oma karjääri jooksul vahele jätnud. Ainsad küsimärgid on see, et ta ei ole hea blokker, ükski rukki peale Ezekiel Elliott ei ole ja võib-olla tal on nagu vähem wiggle'it, kui sa nagu kui Saquonil on, aga kui sa juba võrdled inimest Saquoni ja umbes Bijan Robinsoni, kes ütleb kõik, et ta lagi on Hall of Famer ja ta on starting running back top 10 pikk tõenäoliselt, et see on võib-olla järgmine tüüp, kellest ei ole nagu väga palju rääkida, lihtsalt võtke video lahti. Jaa, üks võrdlus on olnud paganama Marshall Falk, vaata, sa võid reaalselt panna receiveri peale, kui sa tahad, vaata, et nagu tal on olemas see osa ja vaata seda run'i, mis tal oli 2 aastat tagasi Penn State'i vastu, see legendaarne jooks, mis ta jooksis Abdul Carteri pani ikka korralikult sinna postri peale tõtkane, et see on, ta on revolutsiooniline mängija praeguse seisuga, nagu vigastuste ajalugu ei ole väga hull, tal on see nii brace'iga mängib küll, et seal vist tegelikult mingi vigastus kunagi on olnud siis on ja, aga jah, see plahvatuslik kõik on olemas, nagu home run hitter, kõik asjad on olemas, et see söge poiss, et kui kes iganes top 10 läheb kindlalt, ma arvan nagu Saints on suht viimane, kus ta läheb või? Jah, nad võtsid Travis Etienne'i, aga jällegi, et see ongi nagu pigem Jeremiah Love'i juures ei ole küsimus, või alati on küsimus, et kas ta on hea, aga pigem on küsimus, et mis on kõige viimane pikk, kus ta läheb, et kui tal tõesti libiseb, siis ma arvan, et Tallas ei lase temast kunagi lahti, et pikk 12 vist on Tallas, et ta vaevalt, et ta top 10 välja langeb ühesõnaga, et esimene, kellest sisuliselt ta võib Arizonasse minna, mida mina ei teeks ja Tennessee number 4 peal on ilmselt esimene, Giants, Commanders on see põhiline ühendamine, aga jah, top 10 vend ja staar esimesest päevast. Jah, aga mis on nagu kõige naljakam see, et nagu teine running back selle aasta klassis on arvatavasti tema back-up, on ju? Et Jadarian Price, kes on siis natuke väiksem, aga ka sisuliselt keskmise running back'i ehitusega. Instinktiivne jooksja, siuke tough, toob yardid ära. Ta ei ole üldse, ta sai 3 hooaega 15 catch'i, siis Jeremiah Love sai kõik selle. Fumble'is eelmine aasta 3 korda ja 2022 aastal oli Achilleuse rebend ja ei ole nagu seda füüsilist lage võib-olla ei ole nii kõrgel, kui tal ei ole seda plahvatust nii palju, aga hea running back, aga ta ei ole first roundi mees, ma arvan, et ta läheb round 2, round 3. Kurat, ma ei tea, osades mokkides ta pannakse esimese raundi lõppu juba. Sest kui Seattle võtab, siis ei ole keegi mitte midagi õppinud. Ja ei, ma tean, sama asi nagu aga minu meelest ka ta on pigem day 2, nagu early day 2, ma arvan, pigem, sest nagu see on hea näide, kui Cardinals number 3 pikina või Titans number 4 pikina ei võta Laavi, nad võivad vabalt teise raundi alguses võtta hoopis tema back-up'i Pierce'i, kes ta on nagu,
tal ei ole võib-olla Hall of Fame level, aga ta on mingi Kyren Williams, mingi siuke tase, mingi Saxon Charbonnet, kes on nagu võib-olla nagu lõppude lõpuks on number 1 running back, kes on väga efektiivne, et nagu, aga jällegi ta oli Jeremiah Lavi selja taga, vaata, et nagu ikka juhtub, no mis te teed siis, on ju? See oli nagu Saquoni pingil oli see Bryce Love oli vist tema taga, vaata, kes Miles Sanders. Sanders oli, aga ma mõtlen nagu järgmine aasta oli Bryce Love, vaata. Minu arust või oli ülejärgmine aasta, noh, ühesõnaga. Minu arust oli Bryce Love, kellest räägiti nagu, et ei, et oodake, kuni tema alles tuleb ja siis ta valiti mingi 6. round, siis ta sai vigastada vist tegelikult, aga noh, et noh, me ei tea, mis asi Jadarian Price otseselt nagu on, aga tundub hea jooksja, ühesõnaga. Jah, et see volüümi väga pole saanud, aga nagu kick returner, aga kusjuures see on hea point, kick returner on väga hea point, sest et uus kick-offi reegel, vaata, see sul on vaja vaata sellist menda, kes ei lähe iga arm tackliga maha, vaata. See ei saa olla, sest sul ei ole nii palju ruumi tänapäeva kick-offis. Vanasti oli sul rohkem ruumi, et nagu tihtipeale home run hitid olidki ju otse läbi tänava ja jooksed, vaata. Aga nüüd tänapäeval ta on rohkem nagu rohkem tavaline jooksu moodi, kus on hästi palju mängid ümber, vaata, kus sa pead lihtsalt breikima ja läheb. Just. Et tema ja siis võib-olla 2 nime veel, Jonah Coleman, 5'8", 220, keegli kuul. Väga tough vend, ei fumble'i ja oskab püüda ka, aga noh, füüsilisest jääb lihtsalt puudu, aga ta on siuke nagu sobib ideaalselt sellisesse nagu commit'isse, et ta võib täitsa olla siuke first and second down back, mingi Javonte Williams praegu. Williams tuli välja muidugi palju plahvatuslikumalt. Ja siis üks nimi veel, huvitav nimi, Mike Washington, 6'2", 220 poundi, 4'3", 40 yard dash. Ma teadsin, et ta jooks 4'3", ma nagu ühendasin selle nimega. Ma eile alles vaatasin, et ta on 6'2", 220, ohoh, et noh, et mis siin toimub, et miks teda kõrgele valida. Tal on viimase 2 aastaga 7 fumble'it ja 2022 oli 3. Pigem kiire, mitte väle. No siuke, mul endal tuleb kohe Kaspas, aga Kas Edwards jooks 4'5", 2 vist. On siuke Latavius Murray, noh siuke kui ta ei fumble'i oleks suurepärane, aga kas ta on midagi paremat kui mingi Donta Foreman vahepeal oli, vaata, või sellised tüübid, et noh, lihtsalt huvitav füüsiline profiil. Ja mulle meeldib veel Creighton Allen Penn State'ist, kelle oli väga-väga hea, statistiliselt väga hea hooaeg eelmine aasta Penn State'i eest, aga see rünne oli nagu ta oli, ma juba korra mainisin seda, on ju. Aga ta on siuke Nick Chubb'i taoline, first and second down, nagu, kes nagu reaalselt, kui tavaline running back saaks 2 yardi, tasub 6 yardi, vaata, siuke nagu, ta ei ole home run hitter, aga ta on väga hea, efektiivne vend, kelle sa draftid teisel päeval arvatavasti, või noh, võib-olla isegi 3. päeva alguses, mängib rookie contractiga, sa võtad kõik, mis tal alles on, ja siis põhimõtteliselt vaata, kas me anname talle teise contracti, vaata. Ja siis draftid sama venna uuesti 4 aastat. Jah, täpselt. Et nagu see, siukseid running back'e on iga aasta, sa leiad lõpuks, vaata, aga jällegi me räägime siin teisel päevast, pigem 3. päeva algusest, et nagu, et siukseid on siin jalaga segada tegelikult, ja tema meeskonnakaaslane Singleton ka, mis on haige. Penn State'il oli 2 running back'i, kes võivad minna kõik esimesel 2 päeval, mõlemad on ja siis Notre Dame'il oli 2 running back'i, kes võivad minna mõlemad esimesel päeval, vaata. See on crazy, see on nagu jah, et mis seal Notre Dame'is toimus nagu, et ja miks keegi teine, et noh, et no okei. Miks Notre Dame playoff ei saanud? Jah, või noh, miks nad ei läinud. Aga jah, et noh, lihtsalt huvitav aasta, et siin väga palju, ma ei tea, just nagu võttes mingi, ma ei tea, Dynasty selle Outlookiga ongi nagu see, et siin lihtsalt väga palju sõltub, kuhu nad lähevad. Kas keegi saab ees vigastada, millal nad võimalus saab, noh, ta ei pohku see fumble'i trukina, Caleb Johnson, vaata Mike McCarthy ütles ka nüüd, et Caleb Johnson, kes on ju Mike Tomlin mattis ta Doghouse'i alla põhimõtteliselt, et noh, Mike McCarthy nüüd ütles, et see on, mis ta ütles, et see on nagu katolik usk, et ta vabandas oma patud ja nüüd lähme nullist uuesti, mis oli hästi tore nagu siuke. Tahad Trevion Hendersonist ka rääkida või? Oi, pigem ei, las ta olla. Trevion Henderson on huvitav peale seda asja ja siis seal on see üks teine reel, mis tuli draftist tema kohta ka veel, vaata, mis tal seal jah. See on huvitav. See on ju, kusjuures Mike Vrabel kommenteeris seda seal league meetingil, ta küsiti Vrabelilt 5+ PR vastus, ideaalne PR vastus. Ta nagu nagu, noh, väga nagu osavalt ütleme siis pani Trevionile nagu mitte puid, aga noh, selles mõttes, et nagu noh, ütles, et ei, me ei tohi nii käituda, aga et kõigil peab olema vabadus ennast välja. No mingi siuke noh, et ideaalselt noh, et näha on, et PR person, tegelikult Vrabel vist on nii tark, et ma arvan, suudab ise selle välja rääkida. Ühesõnaga, back'id on nagu nad on see aasta, et ei ole palju, kes Jeremiah Lavi saab, on väga õnnelik ja siis ülejäänud on siuksed nagu noolevisked. Aga üks positsioon, kus on valikut ja asi on maitses täiesti selles grupis, on wide receiver. Siin ma ei tea isegi, mis lugemise järgi palju siin 3 esimese raundi vend on kohe kindlasti ja ma arvan, et 4 tegelikult, 4 ka.
jah, et kes see 4. on eraldi küsimus, aga need esimesed 3, Carnell Tate Ohio State'ist, Jordan Tyson Arizona State'ist ja Makai Lemon USC-st. Tate ja Tyson on sarnase mängustiiliga, 6-2, Tate on natukene kergem, aga ja Makai Lemon on natuke lühem ja siis see prototüüp on nagu Amon-Ra St. Brown. USC-st lühike slot, et võib-olla alustame Lemonist, siis lähme korra nende teiste juurde. Lemon valiti 2025 Biletnikovi auhinnaks, parim receiver kolledžis, tõeliselt hea mängija. Dark route runner, separation, tal on kiirust ka, võib-olla mitte nagu sellist nagu blazing kiirust, aga ta jookseb hästi, jäkki kõike seda. Aga noh, põhimõtteliselt samad küsimärgid, mis Amon-Ra St. Browniga on, eks ju, et noh, ta ei ole see mingi X-receiver, ta ei ole tingimata nagu siuke ball winner, aga tänapäeva NFL-is, kas sul on seda vaja? Ja Makai Lemon võib olla täiesti vabalt wide receiver 1, sõltub tiimist. Ja, et natuke süsteemi vaja, aga noh, ta on hea receiver. Ta ei ole, vaata, ta ei ole nagu eliit nagu füüsilise ability'ga, et nagu võtta mingi Cooper Cupid siuksed, ta võib vabalt mingi siukseid, ta võib teha 2000 yardise hooaja esimest korda NFL-i ajaloos on ja me ei oleks imestunud, aga kui sa vaatad teda nagu, ma ei tea, mingi Megatroni kõrval, mingi Calvin Johnsoni kõrval, siis ta nagu DK Metcalfi kõrval, siis ta ei ole nagu, ta on nii väike vaata või mis iganes, aga jällegi Erika Õppel on ka tehniline osa, vaata. Seal on väga suur osa tehnilises pooles ka, vaata, mitte ainult füüsilises. Et tal on olemas kõik minimaalsed näitajad, mis on vaja, ja tundub, et pea on ikka õige koha peal ka. Kombainil oli natuke imelikud intervjuudega, ma ei tea, mis ta seal teha üritas. See võib-olla, ma ei tea, võib-olla oli lihtsalt närvis ka või mis iganes. Jah, võib-olla. Lemon, jah. Tundub ideaalne prospekt selles mõttes, kui sa ei taha tingimata, et oleks see klassikaline number 1. Nagu on Carnell Tate põhimõtteliselt. On või? 6-2-90, ta on deep threat, mina tegelikult ei arva ka tingimata, mina arvan, et siin on, nendest 3 nimest on tegelikult see 3. vend veel etem, aga jah, minu meelest ka, nagu kui ta ei oleks vigastatud. Kuid Tate on 6-2-90, Jeremiah Smithi number 2. Marvin Harrisoni number 2. jah, et noh, lihtsalt sisesta ükskõik ja noh, minu jaoks selline esimene comparison on kohe T. Higgins ka ja noh, see kuidas ta mängib ja võidab on põhimõtteliselt sarnane, et noh, siuke ball winner, deep threat, mis on ka T. Higginsi juures tegelikult väga underrated. 40 yard dash on 4-5-3, mis on üllatavalt aeglane, aga noh, ta ei mängi 4-5-3 kiirusega. Võib-olla siin on hea koht rääkida ka. See ei ole veel avalik data, aga väidetavalt, vaata tänapäeval NFL-i prospektid ei jookse enam 40 jardi väga paljud. Kas sellepärast, et sa oled vigane jutumärkides või siis lihtsalt sa ei taha joosta, sest et see on natuke teistsugune. Kui sa tead, et sa ei jookse 4-3, sa kaotad lihtsalt. Täpselt, aga NFL-i meeskonnad vaatavad järjest rohkem datat, GPS-i datat, kuna kõiki mängijaid trackitakse, sa näed ära väljakul, kui kiiresti nad jooksevad. Sa saad selle data kätte, ehk siis tegelikult see on tähtsam number nii kui see, kui sa jooksed ilma varustuseta sirge joone peal, vaata. Et väidetavalt Carnell Tate'il jah, seal on mingi nad on nii palju analüüsinud seda jooksu, sest see oli aeglane, vaata, aga GPS data on okei ja ta olid mingi tehnilised probleemid seal, vaata, et fieldis on okei. Jah, vaata, kuidas ta mängib ja see ei ole 4-5-3 või noh, selles mõttes isegi kui on, siis ta on jube kiire tüüp, et noh, sa näed, kuidas cornerid kardavad teda ja tal on väga head rajad tegelikult selles mõttes, et ta on väga nagu tehniline receiver, noh, Ohio State'is prinditakse neid tüüpe välja, eks, et Brian Hartline läks ära nüüd, aga ta oli seal vaata alguses jah, ta läks USF-i või FSU-sse või kuskile sinna peatreeneriks. ühte sinna. See, kes on kuldsega või UCF, see kus Blake Portland oli vist see. UCF, jaa, Portland, hea pull. Vist oli see. Aga ühesõnaga jah, Carnell Tate ka draft või noh, mokkides, ma ei tea, alates seal mingi Washingtonist ja Giantsist jah, et tegelikult Washingtoni puhul ka, kas sul on tingimata Jeremiah Lavi vaja, kui Carnell Tate tegelikult on saadaval, eks ju, ja noh, Chiefs ja siuksed tiimid, et ta on, noh, küsimus lihtsalt ongi see, et kas ta on see number 1 vend, noh, kas ta on Jamar Chase või ta on T. Higgins. Jah, ja kas see on ilmtingimata halb, kui sa saad T. Higgins, oleneb jälle situatsioonist, see oleneb, kes sul ees on, vaata. Et nagu kui sa Giants, sul on Malik Neighbors olemas, kurat jumal ei tea, kes seal kõrval on, aga jälle, kas sa tahad nii kõrget nagu nii suurt ressurssi panna receiveri peale, kelle sa saaks ikka potentsiaalselt hiljem vaata, see on see argument, mis sa pead rääkima. See, et Carnell Tate'il on üks asi, mis ta jooksis terve aasta peale 7 screen'i ja vaat see on näitaja, mis tavaliselt elite receiverid saavad screen'e rohkem, sa tahadki, et ta teeb yards after the catch. Tal on yards after the catch on vist viimane 25% sees nagu tagantpoolt. Nagu tal on väga halb yards after the catch, ehk siis ta on rohkem nagu tundub mulle, ma olen ise Ohio State'i mänge nii palju vaadanud, ta tundub rohkem, et ta on product of the system, kui tema on see süsteem.
sest noh, NFL-is sa ei võida nii palju niikuinii. Aga nagu mingis teistsuguses teises aastas ta ei oleks esimese raundi top 10 pikk, nagu ta oleks mingi JSN-i laadne 18 pikk. seal jah, nad läksid 4 järjest, 20-23 vist midagi. 19-22 kuskil seal. Aga siis see üks vend, kellele me viitasime, Jordan Tyson Arizona State'ist, 6'2", 203. Sa ei pea väga palju silmi kissitama, et Davante Adamsit näha minu arust seal. Nagu mängustiil on nagu, ta on OBJ on ka päris hea kompressioon. OBJ, absoluutselt, et ta on nagu, ta näeb välja nagu receiver, kes sa tahaksid oma lemmiktiimi. Et jump ball'id, rajad, kõik puhtad, siuke nagu hea receiver, contested catch'id, igal pool line uppinud, blokib hästi, Heinz Ward oli ta treener. Oi, sealt tuleb, enam ei saa blindside blokke teha. Ma mõtlesin ka reis. Aga kuradi Heinz Ward. Aga Jordan Tysonil on üks päris suur küsimärk ja päris halb küsimärk. Vigastused. Tal ei olnud ühtegi hooaega, kus ta mängis kõik mängud. Eelmine aasta ta jõudis küll põhimõtteliselt regular seasoni lõpuni ja siis läks hämmi. Ja hamstringi vigastustega on nagu on. Üle-eelmine aasta oli collarbone ja 2022 tõmbas veel põlve ka ära. Et lihtsalt see küsimus on suur, mis tõttu ta võib libiseda kaugemale kui Carnell Tate ja Makai Lemon, aga kui sa paneksid paberi peal ilma vigastuseta, siis Jordan Tyson on minu arust selgelt siin klassis number 1. Jah, täpselt ja kusjuures kõige hirmutavam see hämmi oma, sest ta sai selle hämmi eelmise aasta lõpus, tal ei ole siiamaani korras see täielikult, et nagu nüüd ongi küsimus, vaata, Tyrann Mathieu oli hea argument kusjuures, ma kuulis mingis podcastis rääkis sellest soft tissue injury test. Suurem osa ajast on see tegelikult mängi enda süü. Neid asju sa saad ennetada. Uni, toitumine, kõik need asjad, kui paljud tegelikult ma olen olnud piisavalt nagu ise ka isiklikult ka NFL-i vendade ümber, mul ikka neid satub siin igal pool mängima ja rääkima ja nad ei söö korralikult nagu. Ja vaata, see on see asi, mis nagu Tyrann Mathieu ise ütles ka nagu fucking sa maga piisavalt ja värki, siis need ei tule. Kui sul ei ole just geneetilisi probleeme või sul on vaata need imbalance'id, vaata, kus sul ei ole kunagi head doktorit olnud, kes on suutnud öelda, et nagu kuidas su hämmi on tegelikult korras, aga see teeb üle tööd, sest su gluten vaata nõrk või mis iganes. Alvin Kamaral oli see jama rookie või noorena. Christian Watson oli, mis oli üks jalg nagu kordades väike nõrgem, vaata. Et see on ka üks asi, mis, see on hirmutav tegelikult, sest et me teame neid vendi Kenneth Walker, kes on kogu aeg hämmiga vaata injury listis on ju. Et kui sa oled fantasy omanik mingil receiveril, kes on pidevalt injury reportis, sa tead seda peavalu. Jah, et see on siuke, see on hirmutav, sest et see collarbone, mis ta läks vaata 2 aastat tagasi, kui playoff'is, collarbone, see on siit juhus, läheb lihtsalt. ACL, sellest on, see oli 2022 aastal, et sellest on juba 4 aastat möödas, et see on okei olnud, vaata. Aga jah, võib-olla see hämmi on ka sellest ACL-ist tingitud tegelikult. Ja täpselt, et üle kompenseerimine, et see ongi see, et Tyson on selgelt kõige intrigeerivam receiver siin draftis minu arust ja võib-olla parem kui Carnell Tate, aga lihtsalt kuna Tate on nagu puhtam prospekt, lihtsalt selle pärast, et aga jah, Tyson, tahate nautida football pornos, lihtsalt pange Jordan Tyson highlights ja vaadake, nautige, see on ilus. Aga jah, ühesõnaga, need on siis need 3 receiverit, kes top 20 hiljemalt. Aga vaata, me viskasime nii palju küsimusi. Aga minu meelest kõigile nendele küsimustele vastab Denzel Washington, kes on järgmine, Denzel Boston, sorry, Washingtonist. Nagu tal ei ole nagu seda halba poolt, ta on nagu puhas X, vaata, ta mängib Tysoni rolli, aga tal ei ole seda injury backgroundi. Võib-olla ta ei ole nii elite receiver seal hetkel veel, aga minu meelest on tal potentsiaal ja värgid ka olemas, et nagu tal on suurus olemas, kõik asjad, vaata, 6-4 pikka on. Et nagu, see on üks nagu nimi, kus kas ta kõige puhtam siin nende 3-ga võrreldes vaata? No põhimõtteliselt küll jah, ja see ongi see, et mokkides tihtipeal ta läheb New Englandisse, mis nagu 31 pikina Denzel Boston saad on päris solid. See on väga solid. Sest ta pikkuse juures tegelikult ta ei ole, jällegi ta ei ole mingi 4-3 vend, aga ta on deep threat. Et täpselt sama, mis oli, ma mäletan, kui T. Higgins Clemsonist tuli, siis highlight oli ka see, et nagu, et kui ta püüab juba palju pikka palli, et mis teema on, et on 6-4 tavaliselt nende jump balli vennad. Et Bostoniga on sama lugu, aga Boston on ülifüüsiline ja 6-4 juba toob nagu silmi tema peale. Ja, et see on nagu üks nimi minu meelest, kes ka siin esimeses raundis päris hea nimi vaata ja nagu hea mängi ka ja Washingtoni rünne natuke on nagu ta on, aga ta ikkagi oli difference maker, siin on ka kelle rünne on, mis ta on mu meelest üks võib-olla intrigeerimaid nimesid on Chris Brazel Tennessee'st. Osades mokkides ma näen teda esimeses raundis, teisest ma näen 4. raundis nagu what the fuck nagu kus kohas, sest ta mängib Tennessee ründes, mis on Tennessee rünne on niimoodi üles ehitatud, kui sul on 2 väljaku poolt. Quarterback vaatab ainult ühte väljaku poolt, kui sealt ei ole.
backside'is, kui sa tead enne play'd, kummale poole ta vaatab, kui ta vaatab sinu poole, sa võid sörkida. Nagu see on nagu siuke väga lihtne passing option. Jalen Hyatt, Cedric Tillman. Jep, Jalen Hyatt on nagu ehe see näide, kuna Giantsi fännid on nii traumeeritud sellest. Teip nägi hea välja, aga kurat ta jooks ainult 2 rada. Jop, NFL-ist ei suuda ju 2 rada ka joosta. Aga jah, Chris Brazell on keegi, kes võib jõhkralt tõusta. Üks huvitav nimi veel, Chris Bell Louisville'ist 6'2", 222, ehe elajas, loom, beast, AJ Brown, DK Metcalf, Traylon Burks, see nagu, aga küsimus ongi, kas ta on Traylon Burks või AJ Brown põhimõtteliselt. Et pluss tal on ju novembris ACL, et huvitav mängija lihtsalt füüsilise. See aasta novembris või eelmine aasta novembris? Eelmise sügise nagu novembris. Okei, oota, see on cornerback, ma olen praegu sassi. Ühel cornerbackil oli, ta on üle aasta aja tulnud ACL-i pealt tagasi. Kas, ei, see ei on see McCoy või? Oli Jermaud McCoy, kes on ka kõrge pikk või? Üks neist, kurat ma ei mäleta. Ja vist on küll McCoy kusjuures. Vist on õigus küll, jah. Aga jah, see selleks, sorry. Aga ühesõnaga jah, Chris Bell on huvitav ja siis on port sellised, Casey Concepcion on huvitav nimi, kes võib ka minna kõrgemal, kui me arvame. 6'0", 200 poundi, üliversatile. Kick returner, punt returner, hea receiver tegelikult, aga võib-olla üks suuremaid küsimusi on see, et tal oli 20 droppi kolledžis 185, 186 catch'i juures. Et vajab liffi, aga sa võid talle neid playsid kohe teha ja ta võib returner ka kohe olla. Ehk siis ka Darius Toney või? Tony on esimene ja siis mingid Miko Hardman nendega samas, Jaden Reed, Wandale Robinson tegelikult võib-olla natukene kattub sinna, et see nagu, et see profiil on olemas, aga lihtsalt jah, sa pead talle nagu rolli leidma, mida ei ole alati kõige lihtsam teha, kõlab lihtsalt. Ja siis võib-olla 2 venda, kes mahuvad ühte ämbrisse, Omar Cooper Indianast, Jeremy tegelikult öeldakse, aga ta nimi on Jeremy Alabamast. Mõlemad on 6'0", 6'1", solid receiverid, lihtsalt solid receiverid, et võtate tiimi, nad on kohe QB parimad sõbrad, aga mõlemad on sellised Parker Washingtoni ja Jacoby Myersi sellises ämbris, et tehniliselt võiksid vabalt olla wide receiver 2, aga ilmselt ei ole kunagi need nagu pallimagnetid. Ja Cooper mängis jumala hästi Indianas ka võtta playoff'is ka, et nagu seal on positsioonides, Jacoby Myers on jumala hea komp, mis sa panid siia, nagu see on mõlema kohta hea positsiooni receiver, kes teeb ära ju, Jacoby on olnud, alustas number 3 receiverina Patriotsis, vaata lõpuks on praegu number 2 olnud pikalt, Patriotsis, Raidersis üritas olla number 1, ei tulnud väga välja, tal on ikka kõrval vaja natuke abi, aga siis tuleb Jaguarsi ja kes oli Parker Washington, siis tuli järsku number 1. Parker Washington on number 1 ja Brian Thomas on 3 seal. Aga Jacoby teenib 20 miljonit aastas, nii et täpselt see ongi, ja siis võib-olla Indianast veel Elijah Sarah, Jacoby Lane ja Bryce Lance, kes on by the way Trey Lance'i vend, 6'3", 6'4", 6'3 vastavalt lihtsalt, siuksed ball winnerid, suured kehad, võidavad lihtsalt Bryce Lance'iga, Trey Lance'i vend, 4'3", 4'40", 41,5 inči vertikal ja siis see athletic score oli 9.98 või 9.98 siis 10-st, et füüsiline talent, jõhker loom, mängib North Dakota State'is, see on küsimus, ta mängib põhimõtteliselt minu vastu seal, et see võib-olla ei ole kõige, see competition level, et sama asi, mis oli mingi Carson Wentz, Christian Watson ju vaata tuli ka kuskilt sealt, oligi sealt sama. Et Christian Watson tegelikult oleks suurepärane lagi, aga lihtsalt jah, see on huvitav, et Trey Lance'i vend tuleb wide receiver'ina välja. Neid, Caleb Downs on ju, Josh Downsi vend on ja siin on veel paar tükki, kellel see NBA vend on? Oligi ühel neist receiverit. Tight endil, ei receiveril. Oli küll, jah, kurat, ma ei mäleta kellel enam. Kas Tyson ei olegi või? Jaa, mis ta on, Jalen Tyson või? Jalen Tyson, esimese raundi pikk NBA-s ja siis Jordan Tysoni vend on siis NBA esimese raundi drafti pikk on. Nagu, näed sa teibist ära, et veid kossu background on. Jah, Davante Adamsil oli sama background, et see ongi lihtsalt siin mingi sitama. Need on siis receiverid ja tight endid, siin on ka nimesid tegelikult, aga võib-olla 3 ja 1 on nagu see blue chip, või mitte blue, või selles grupis blue chip. Kellel on potentsiaali olla tegelikult, vaata. Tegelikult tal on potentsiaali olla siuke all pro tight end lõpuks. Kenyon Sadiq, 6'3", 240 poundi Oregonist, elite tight end kiirus, Combine'i ajaloo kõige kiirem tight end, 3'38 või mis
ta jooksis ta Tate nagu see ongi nagu naljakas see, et ta nagu ei võitnud Oregonis väga palju nagu me oleme harjunud tight end'e nägema, et tingimata ta ei ole nagu siuke mingi, kuigi Brock Bowers ka otseselt ei võitnud, Bowers natuke oli rohkem näiteks radu, aga seda, aga et ta ei ole nagu mingi back shoulder'it, ta võidab suurusega, vaid ta jookseb crosser'id ja drag'e ja siis proovib tackelida sellist venda, kui ta tuleb 4-3-8 linebackerid. Jah, linebacker ei jõua järgi ja cornerback joostaks üle, et see Sadiq on lihtsalt meeletult huvitav tegelane selles draftis, et kui ta läheb õigesse süsteemi, et ma ei tea, mingi San Franciscosse Kitteli asendajaks oleks ideaalne, kui ta nii kaugele jõuab ja sellised asjad, et aga first round, lihtsalt huvitav on see, et kas Sadiq nagu segab sellesse wide receiver'ite esigruppi vahele või ta jääb selgelt nagu nende 3 receiver'i taha. Ma ei imestaks, kui ta läheb pärast Tate'i näiteks ja enne teisi. Ja seal on see 10. on see, kuradi isegi Ravens on seal sees, 13 oli kes Rams vaata, et nagu sinna sealt kandist ma arvan hakkab pihta, et aga lõppude lõpuks ta Panthers ka vaata, Panthers on 19 vaata, ega ta sealt vist ei kuku ära, et nagu, sest et tal on ka olemas see, et mis on nagu, kui sa mõtled kiire tight end'i peale vaata, see on receiving tight end, Darren Waller on ju, all time greatest on ju, ja sul on nagu sul on nagu Evan Ingramid, aga ta ei ole ilmtingimata seda tüüpi, ta on nagu üllatavalt nagu, ta tahab blokkida, ta mängib ka inline tight end'i, tavaline, sul on 2 tüüpi tight end'id NFL-is, ühed on need, kes mängivad liini peal, käsi 3 punkti stance'is vahelt on ju, nagu George Kittle on ju. Ja või siis on nagu puhas receiver, kes on nagu big slot vaata, kes mängib slotis ja nagu mängib nagu receiver, aga lihtsalt ta on kiirem kui linebackerid ja ta suudab võita niimoodi, aga ta on nagu, ta peaks olema see slot, big slot, aga samas ta mängib päris palju inline. Kurat, minu meelest tal on potentsiaali olla nagu full time, nagu full nagu two-way tight ends, kes suudab blokkida ka. Jah, sest ta tuleb rukkina sisse, tal on eliit füüsiline profiil, sa pead teda õpetama blokkima natukene, aga tal on kõik olemas, et seda olema ka nagu. Ja ta on kolledžis näinud, et ta tahab blokkida, vaata. Absoluutselt, et mul tundubki, et Sadiq on selles protsessis nagu ta oli algus nii overrated, et nüüd ta on underrated kuidagi, et me leiame talle mingid probleeme, aga ma arvan, et Sadiq tegelikult on selgelt esimese raundi esimese poole mängija. Ja ma arvan ka. No ma arvan, kui Panthersis 19 kukub nagu müts maha, Panthers jookseb selle pikiga. Ja kui juures Dallas 20, neil on Ferguson olemas, aga ma arvan, Jerry näeb sellist tüüpi ja mõtleb, auga. Ja siis on võib-olla 2 nime, kui sa mainisid Darren Wallerit ja mingi Evan Ingrami stiilis, Eli Stowers, kes on 6'4", 240, samamoodi eliit atleet. Probleem on see, et ta ei bloki. ja sellest ta pole blokkimisest haisugi. ta võiks olla receiver põhimõtteliselt. Ta blokib halvemini kui receiver maha kohati. No tegelikult küll, jah, nagu see ongi see, et mul tuleb alati nagu see Kyle Pitts ka ikka pani käed külge tüüpidele ja nagu suutis nagu hoida edge'i, et Stowers ei tee seda, et aga 6'4", 240, et selline ja tegelikult Max Clare Ohio State'is ka, kes on natukene suurem, 6'4 küll, aga 245 näeb välja, nagu ta võiks rohkem blokkida, aga ega ta ka suurem asi blokkija ei ole. Tight endid on siuksed receiving optionid, mis tõttu see on tegelikult väga huvitav grupp just nagu mõelda, ma ei tea, just kui võtledki mingi fantasy või nagu selliste panustajate osas, et need võivad olla tüübid, kes teevad suuri catch'e NFL-is kohe. Ja tegelikult väga sügav klass jälle, siin teisel päeval on mitu venda, 3. päeval on veel vendi, kellel on potentsiaali, vaata nagu Harold Fannid ja siuksed, vaata, kes Brown sai eelmine aasta, mis 3. raundis lõpuks või kuhu ta kukkus, vaata. Michael Triig vist on üks nimi, keda see aasta jälgib, et neid jagub nagu hilistesse roundidesse ka, aga need esimesed 3 nime, Sadiq läheb first round kohe kindlasti ja ma ei imesta, kui Claire või Stowers, keegi neist võib-olla hiilib ka esimesse raundi lõpuks. Ja siis lähme siis selle blokkimise juurde, jätame kõige magusama ikka viimaseks, offensive line. Või jah, offensive line pigem, sest siin on nagu väga huvitavaid, sest siin ei ole esile kerkinud sellist nagu selgelt üle kõigist teistest paremat mängijat. Praegust seisuga Francis Mainoa, 6'6", 330 Miamist, näeb välja nagu esimene pikk, aga sa võid tuua siin argumendi Spencer Fanole, Vega Joanele, kes on puhaskaard ja siin on veel nimesid, aga lihtsalt Mainoa ja Fano on tacklid, vähemalt idee. Fanoal on see kätepikkus, kurat, ma ei imesta, kui nad pannakse sisse kaardi peale alguses. Ja Mainoa tegelikult ka, et siin räägitakse, et ta on põhimõtteliselt terve oma karjääri olnud right tackle, aga väga paljud drafti inimesed räägivad, et ta võiks olla elite kaard, et siin ongi nagu see, et aga at this point, kui need 2 esimest venda on nagu, et võib olla tackle, et miks sa lihtsalt ei võta Vega Joanet, kes on nagu selge kaard, aga sa ei võta kaardi top 10 ju tingimata. Jah,
ja teine asi ka, Ione on guard, ta ei ole isegi sentri räpp, tal ei ole 17 sentri snapperi, kui ma eksi. Et nagu see on üks asi, kui sul võtad guardi, sa tahad tavaliselt venda, kes suudab sentrika mängida, et sul on nagu flexibility't vaata, sest et kui sa lähed tegelikult, kui sa lähed mängule, vaata mängu roster on ju väiksem kui tegelik roster. NFL-il on, sul on 2 venda pingil vaja, sul on venda, kes mängib nii kaardi kui sentrit, sa saad ühe vennaga asendada 2 ja siis üks vend, kes mängib mõlemad paremat või vasakut tacklit on ju, ja siis tihtipeale on üks saab veel särgi on ju, 8 tükki lõpuks. Aga need on ka tähtsad rollid, aga Ione peaks olema piisavalt elite kaard, et see kaalub üles lõppude lõpuks on ju, et nagu ta võib olla difference maker kohe, mitte võib-olla Quentin Nelsoni tasemel ega Zach Martini tasemel võib-olla, Zach Martin oli ka vist 13 pikk või midagi sellist. Kuskil seal oli jah, et lihtsalt Jaanel on nagu seda potentsiaali väga palju, et ta on nagu run game'is elajas ja see karu. Aga pigem nagu ilmselt lähevad Mainoa ja Fano pigem lähevad ees sellepärast, et nad potentsiaalselt on tackle'id, kuigi nendega on ka nagu küsimärke päris palju. Aga lihtsalt natukene puhtamad prospektid võib-olla või tackle on rohkem väärt kui kaart lihtsalt. Jaa, täpselt, aga nagu kui me räägime puhtatest tackle'itest, sul on 2 vaata Monroe Freeling, Georgias saab päris palju haipi, teda pannakse iga väga kõrgele, ta on osade arust number 1 ründeliini mängija see aasta, sest et tal on kõik olemas, et olla all pro, Trent Williamsi tasemel tackle, aga ta on mänginud 1 aasta 18 starti, kui me eksi. Et nagu see on nii väike sample size, ta on nagu natuke kerge veel, aga atleetlikkus on olemas, et olla NFL-i eliit tasemel tackle on ja, aga jah, jällegi potential will get you fired, you know. ja üks sarnase profiiliga on Maxi ja Natshor, kes on Arizona State'is ka suur, kiire, tugev nigeerlane, ehe toores, aga hakkas vist Ameerika algat mängima siis, kui ta kolledžisse läks. Jukos oli 2 aastat, hakkas seal mängima ja siis läks kolledžisse. Just, just, et ehe toores, et Freeling vähemalt on mänginud, et Freeling võib-olla see Trent Williams, Colton Miller tuli tegelikult sama profiiliga välja, mega toores ja siis üks nimi võib-olla veel tacklite koha pealt, tegelikult Caleb Loomu ka Utah'ist, keda ka osad peavad, ütleme, väga kõrgel aega ja tegelikult ka põrandaga, et ta on mänginud. Ja siis üks vend, Blake Miller, Clemsoni tackle ka, 6-7, kõik on olemas. Ta on mänginud mingi 55 mängu oma kolledži karjääris. 4 aastat olnud left tackle jah. Right tackle, sorry. Right tackle jah, Clemsonis. Et kõik on olemas, et potentsiaalselt ta võib olla nagu day 1 kõige parem neist. Aga lihtsalt võib-olla see lagi on käes juba. Et nagu kui sa saad nagu esimese, ma ei tea, kes sul on selle esimese raundi lõpus, Texans näiteks. Kui sul on vaja plug and play tacklit, siis Blake Miller on hea, aga Braden Smith on hea comparison, kus iganes ma võtsin selle, kes oli siis Coltsis, oli vist isegi pro bowler aasta või 2 äkki või, aga solid, aga mitte midagi erilist, vaata, Blake Milleril on see potentsiaal olemas, et tal on kogemus juba nii suur, aga suure tõenäoliselt ta on juba sellel tasemel, mis ta nagu lagi on. Et see on see asi, vaata, kui sa tahad nagu potentsiaalselt all pro'd nagu, siis sa võtad mingi Freelingu või Loomu, kellel on natuke rohkem kõrgemat lage, aga jällegi seal on potential will get you fired, sa pead convertima ka selle. Et see ongi see, et kui ma alguses mainisin, et räägitakse, et see draft on nagu nõrk, siis tackle ja ründeliini depti on tegelikult teise raundi jagu ka, sest siin on veel mõned kaardid, Vega Johanet mainisime, ta on selgelt nagu esimene interior lineman, kes läheb, aga siin on Emmanuel Pregnon Oregonist 6-4 ka füüsiline profiil, left guard, säkke pole lubanud, aga tehnilised mingid aspektid, aga selles mõttes, et teoreetiliselt sellise füüsilise profiiliga peaks saama neid õpetada, see sõltub jälle O-line coach'ist ka, eks ju, kuhu Jeff Stoughton läheb. Aga, ja siis on veel üks väga huvitav nimi, Caden Proctor, 6-7, 350 poundi. Ta on siis see Alabama tüüp, kes püüdis palle ja umbes oli fullback ja running back isegi vahepeal ja ta teeb kõike. Elite füüsiline profiil, suur lihtsalt kuradi bulldozer, combine jookseb üle inimesest. 160 kilo. Tihtipeale, mis probleem? ja liigub nagu tahaks 130, et mis on pöörane võrdlus muidugi, et 130 on nagu väike, aga samad kõik need probleemid, mis sa kujutad ette liiga suurel ja toorel, kiirel offensive tack või kiire on võib-olla vale öelda, et ta lihtsalt tehniliselt ei ole kõige puhtam. Bad level, kõik need asjad ka vaata, et nagu ta kiirusega saab ta üle mängida ka ja sellepärast tal ongi arvatavasti pigem kaard NFL-is, kui ta võib mängida tacklit ka vaata. Et ta on Miami venna nimi on ka lasti, mis ma juba unustasin ära. Maioga. Mainoa vist. Mainoa. Ta on
väga sarnane Mainoaga, aga Mainoal on nagu ta muutis oma keha, Mainoa muutis oma keha eelmisest aastast sellesse aastasse. Ta eelmine aasta ta nägi välja nagu kaard, natuke suurem ja siuke nagu, kes ei liigu hästi. Nüüd see aasta Pro-teel võttis poiss särgi sellest, ta nägi välja, et ta liikus nagu tackle NFL-is, sest no ilmselt tackliga saad rohkem raha, on ju. Aga nüüd Proctor on pigem see, kes ikkagi läheb NFL-is kaardi peale, mis ei ole halb asi ju. Kas Fluker oli Alabamas ka ju? Ja, DJ Fluker, jah. DJ Fluker, väga sarnane nagu suure ehitusega tegelikult comparison. No Alabama on alati toonud neid tüüpe, vaata sisse, ja tegelikult Fluker on hea pull, neil on paar sellist suurt veenland, kes kõik neist ei toimi, aga kui sa saad Katie Proctori no Neil tuli ikka väga hea prospektina välja. No just jah, et Proctor nagu ongi, Proctor on hästi huvitav näha, kuhu ta läheb, Detroit tundub minu jaoks nagu ideaalne spot tema jaoks, et Detroit leiab talle koha ja panevad ta mängima ka, et Dan Campbellil meeldiks hea meelega sellist tüüpi kasutada. Ja nagu Mojaga ja näiteks isegi Luomuga, Spencer Fano, sorry, mõlemad võivad alustada NFL-is kaardi peale, siis liikuda tackli peale. Jonathan Otken, Ravens esimene Hall of Famer, esimene drafti pick, mängis esimene aasta left kaardi peale, siis läks left tackli peale, argumendi tead läbi aegade kõige parem left tackle NFL ajaloos. Et nagu seda juhtub küll, et see on okei. Ja aga nagu Fanoga on see huvitav, et ta võib lausa center olla, vist ta 6-6 pikki vaata. Ja ta tegid tsentri tööd ju kombainis ka, et tiimid tahtsid, et ta snapiks seal, et jah, et see, et ta nagu tsentri peale liiguks, oleks veel huvitavam, et Ethan Bosic on vist ainuke siuke, kes on nagu edukas olnud ja kes on väga pikk vaata. Ta oli ka 6-6 vist, jah. Et jah, et kuna sa Ravensit mainis, lihtsalt olukord ongi see, et Ravensil näiteks on mõlemad tacklid olemas, Stanley ja Rosengarten noor, Stanley hakkab jõudma, valel pool 30, ütleme nii, et ütleme, kui Fano langeks oleks ideaalne, vaata. Panete kaardi peale, kõigepealt täidad selle augu ja siis, kui Stanley ühel hetkel ära läheb, siis viita tackle peale, et neid tiime on palju ja ründeliini on kõigil vaja niikuinii. Kui Freeling langeks San Franciscosse 27 rikile, istu aasta Trent Williamsi taga. Fuck me, see plug and play asenduse põhimõtteliselt, kui ta saab kätte selle potentsiaali, mis tal on. Stardib ühe aasta left guardina Trent Williamsi kõrval ja siis võtab üle. Jab, nagu Giantsis on näiteks Mojaga, Kallaste, mis ta nimi on nüüd? Vaatame üle, Mainoa peaks olema. Mainoa on õige, kui ma kuulen seda on õige, hui ma oskan seda oma suust välja öelda. Sest ta on kirjutatud G-tähega, aga see on... Ja ma mõtlen eestlane, et sa loed kõik tähed, mis sul on, vaata. Giantsis oleks hea näides, meil on 8 aastaks olemas right tackle, paneme right kaardi peale ja kui on meie Illuminor läheb minema, lükata right tackli peale, siuksed plaanid on ka nagu paberil on jumala idekad. Francis Mainoa näeb välja täpselt selline tüüp, kes te arvate Ameerika Samoast tulnud, nägu on täpselt selline, mis ta aga minge vaadagi, jah. Et nagu neid ikka on, need poisid on ikka suured. Meil oli ka üks nendest oli ju kuradi Potstamis ka mu esimene aasta Austraalia, kuid 180 kilo, ma pole kunagi näinud nii liini 180 kilo, nagu ma ei saa, kus kohas see raskus sulle, aga ikka ülar lükkab enam pikali, kui on vaja, nagu no worries on. Sa vaatad, kõrval on kuradi Islandi 150 kilo, see näeb välja nagu fat slope, kui sa ümber lükata, kui jääbki rullu, kuni ta ära läheb, aga see nagu Samoa kutid, ma ei tea, mis see nad on ehitatud teistmoodi. Miks Saaremaa siukseid geene paneb? Ei, ma ei tea, Ülar, sa oled ka ikka päris piraks tüüp ausalt. Võiks veits suurem olla ju. Aga see ongi nagu see, et suurus ei tähenda tingimata, et sa suudad küsi Kallaste käest seda, et ma ei tea, Daniel Falele kuradi kaardi peal, et see ei ole, kuigi kurat, Falele oli Pro Bowl, tegelikult see Pro Bowl oli väga fake, sest ma mäletan siiamaani niimoodi off topic juba, kui see announcement oli, et Falele on Pro Bowler, siis Ravens pani video välja, kus Erik de Costa ütleb kõikidel mängijatele, ja siis Derrick Henry tuleb kabinetti, et kuule, Derrick, sa oled Pro Bowler, Henry on nagu teada, okei. Ja siis, kes veel said? Ja siis ta ütleb Falele ja siis Henry teeb oh really? nagu Derrick Henry kaivus, kui nüüd see vapse. Ta on siiamaani vaba klient, Giantsil on suur auk right kaardi peal, kurad, lükke tehakse ära nagu. Ei, kurat, kui nad ei tee, siis harba, kurat, ma ei tea. aga meil on Evan Neal, samas meil juba sama on olemas. Evan Neal sisuliselt tasuta saadud, aga tagantjärele võib-olla mitte tasuta, aga lihtsalt see, et kaardid ja tacklid, aga ma mainiks mõned tsentrid ka lihtsalt ära, Jake Slaughter Floridast, Logan Jones Iowast, Connor Liu Auburnist ja Sam Hecht Kansas State'ist. Tsentrid niikuinii on harva first rounderid, aga me nägime, et Tyler Linderbaum sai 28 miljonit aastas või 27, et tsentrid on väärtuslikud. Kõik need tüübid on tõenäoliselt
teise või kolmanda raundi mehed, aga need draftitakse võrdlemisi kõrgel. ja center pidi ka päris sügav klass olema, et nagu seal me kolmandal päeval võid veel saada päris eliitasemel. Ma olen näinud seda Sam Hekti ühendatud nagu Ravensiga kolmandas raundis ja ta saab väga nagu kiitust, et noh, tsentreid leiab, aga noh, me nägime, paljudel tiimidel on tsentreid vaja ja see on väärtuslik positsioon, et noh, need on ka nimed, keda lihtsalt nagu silmas pidada. No siin ma vaatan lihtsalt siin BFF-i Bigboardi lahti nagu Connor Liu, Sam Hecht, Jake Slaughter ja Logan Jones on kõik top 100. Nad on küll 80, 84, 90 ja 95, aga need on see top 100, mis on siis esimese 2 päeva pikk, vaata. Et see on jah, see talenti on ja siis siin tuleb veel ikkagi, neid on päris palju jah. Et jah, need on üldjuhul need nimed, kes peaksid olema sellised esimese 2-3 raundi mehed, kes me täna läbi käisime. Järgmine nädal eeldatavasti on siis ei, ma juba confirmisin, Ott confirmis jah, järgmine nädal on siis Ott Eerikuga episood, aga me vaatame, kui saab, teeme Petersoni ka seal, aga kui ei saa, siis see tuleb siin selle kuu sees, loodan ära teha selle. Ja siis nädal pärast seda tuleb veel kaitseprospektid, samamoodi nagu me täna tegime, ja siis tuleb juba drafti aeg ja meie suur mock draft ka, et püsigi jah, siis meiega siin drafti protsessi ajal, see on väga põnev aeg ja siis suvel hakkame kõiki neid mängeid tiimi kontekstis ka analüüsima. Ja meeskonna nende niididest, kui me mock drafti teeme, siis me räägime neist niikuinii, aga neid pole mõtet eraldi läbi käia, sest see niid on ka siuke slippery slope, me eelmine nädal rääkisime pikalt sellest, vaata, et see ei tähenda väga palju midagi, kui jällegi ta tähendab samas, vaata, et see on siuke nagu, see on raske nagu defineerida. Sellel on väärtust, aga ta ei ole nagu see, et mul on seda positsiooni vaja, ma võtan selle positsiooni. Jah, täpselt, et sa ei tea kunagi, kes sul seal laua peal on, kui sul Jordan Tyson on 19 pikk ja sul on 2 receiverit juba olemas, aga see Panthers on järsku, oh fuck me nagu nagu kurat, mul nii meeldib, et me oleme nagu Jordan Tysoni osas nõus, ma kartsin, et ma hakkan siin kaitsma teda ja siis sa ütled, et ei jaa, aga ta hämmi on ribadeks vaatama. Nagu mulle meeldivad puhtad receiverid. Ma siiamaani ütlen nagu, aga jälle, ja näide sellele. OBJ oli parim receiver selles draftis, aga sul oli Mike Evans ja Sammy Watkins kukkus ära, aine. Mike Evans oli lihtsalt terve olnud kauem. OBJ ei suutnud terve olla, vaata, aga OBJ lagi oli kõrgemal, aine. OBJ oli ja seal oli Jarvis Landrid ja siuksed vennad lõpuks ka. See oli jõhker klass. 2014 aasta, söge aasta. Ma olen siiamaani, see oli esimene draftist, mida ma üldse nagu põhimõtteliselt nagu vaatasin ette ja nagu Odell paistis mulle kohe silma, mulle meeldis Odell neist kõigist rohkem, Sammy oli nagu muidugi, Sammit peeti nagu suht generatsiooniliseks vennaks tolle. Ma tahtsin Mike Evansit, võeti ära enne, ma tahtsin Eric Ebrowni võeti just enne ära. Ma tahtsin ka Ebronit, CJ Mosley võeti, ma tahtsin ka jõhkralt Ebronit ja siis Ravens võttis CJ Mosley, siis ma tagant järele. Okay. Ma tahtsin räägida OJ Howardit aga siis võeti enne ära. Jumal tead, et see Eman Ingram on olnud ka veel suurem asi, aga parem kui OJ Howard. No Joku tahtsin ka tegelikult, aga no Joku läks ka vist enne ära minu meelest või läks ta pärast? Ma tahtsin OJ Howardist, ma võtsin Marlon Humphrey ja ma olin selleks ajaks nii, vaata, mäletad, Alabama cornerit tegid seda mingit Saban Shuffle'it, vaata, nad ei backpedalinud, see oli mingi Saban Shuffle ja sellest räägiti nagu, et nad ei oska liikuda. Ma olin nii Marlon Humphrey vastu, ma tahtsin Sidney Jones'i. Ja siis, kes neist kolmest kõige parem on olnud seni? Jah, kes see Keenius on siin, on ju? Just, kes see analüüsib ikkagi lõpuks? Aga jah, draft on minu arust üks põnevamaid aegu NFL-i kalendris, et see on loterii loomulikult, aga neid mängijaid vaadata ja siis see põnevaks. Kujutada ette, kuidas Jordan Tyson või Makai Lemon näeb välja selles süsteemis või selles süsteemis ja see on lihtsalt nagu väga põnev. Jah. Aga jah, tõmbame sellega siis ründemängijatele praegu sektsioone alla, me arutame neid niikuinii siin tulevad nädalad ja kohtume siis järgmine nädal Ott Eerikuga, vaatame, mis ta teinud on vahepeal ja mis ta edaspidi plaanib teha ja niimoodi jätkame ja siis võtame kaitseprospektid ja draftid ja siis juba hakkame rohkem teiega ka rääkima, et meil on vaja, et te tuleksite oma tiime selgitama meile suvel. Jah, see asi ka, jah, see suvepäevad on ka, Ott just täna küsis, et me peame selle ka paika panema. Jah, selle võiks varakult paika panna, mul on enda schedule ka teada ja ma tean, millal ma tulen siia. Ja, good point, let's do it. Hakkame tegelema. Aga jah, püsigis meiega ja aitäh kuulamast, selleks nädalaks kõik. Tšau!